Tere hommikust kõigile ja alustame siis EHL-i välkkohtingute sarjaga. Ehk mõte on siis selles, et me püüame siis edaspidi aktuaalsetel teemadel teha sellise kiire reageeringuga ehk välgukiirusel siis mõne eksperdi kutsuda meile rääkima päevakajalisel või meid puudutaval huvitaval teemal ja antud juhul on kindlasti haridussektoris, mitte ainult haridussektoris, aga antud juhul meile oluline just see COVID-i probleemistik ja kuidas me siis selles ellu jääksime nii haridussüsteemina kui ka siis inimestena ja et me saaksime võimalikult kaua siis õpilastega kontaktõppes olla ja samas siis nii hoides nii enda kui ka õpilaste tervist. Ja selleks on meil siis täna 2 eksperti, kes siis tutvustavad ennast ise, ütlevad täpselt oma tiitlid ja miks nad arvavad, et nemad on need, kes on, millest lähtuvalt nemad arvavad, nemad on pädevad neid teemasid siis lahkama. Meil on võimalik chatis küsimusi püstitada, aga siis võite ka kätt tõsta, ehk siis kui te lähete sinna participantsi peale, siis teie, seal on hand raise seal all ja siis te saate kätt ka tõsta, et siis ilmub teie käe, teie nime juurde ja ka teie video pildi juurde siis ilmub tõstetud käemärk ja siis me saame ka nii-öelda siis teile sõna anda ja siis küsimust lasta esitada. Et ülejäänud aja hoiame siis ikka oma mikrid kõik väljas. Küsimuse esitamise ajaks siis lülitakse sisse ja siis chati küsimustele püüame siis ka eelkõige eksperdid siis püüavad teile siis vastata, kui on õige aeg selleks. Aga minu poolt siis ja EHL-i poolt siis ette või siis sissejuhatuseks kõik ja annangi siis sõna üle Marekile. Tervist, mina olen Marek Strandberg, kõrval on mul Katrin Idla ja mul hea meel nagu meid siis sisse juhatada ja Katrin siis palun. Ja, tere hommikust kõigile. Nimi oli öeldud Katrin Idla. Olen taustast natuke võib-olla räägin teile. Olen siis ise 3. põlve õpetajate perekonnast, seos õpetajatega. Vanaema oli mul Tartu seminari lõpetanud ja Luhamaa kooli õpetaja. Ema ja isa pikaaegselt Suurejani kooli õpetajad. Tädid olnud samuti. Ja kui suguvõsast rääkida, siis on ka palju arste ja biolooge. Ja seoses COVID-iga on meil tekkinud kohe selle aasta algusest selline ekspertide rühm, kellega me oleme omavahel siis seda infot kogu aeg jaganud, arutanud, otsinud, kommenteerinud ja üksteist täiendanud. Oma hariduselt või ametilt siis ma olen keemik, loodusteaduste magister, tegelenud 30 aastat materjaliuuringutega ja täna ma olen siis Põllumajandusuuringute Keskuse laborite valdkonna asedirektor ja sellel ajal, kui Eesti läks eriolukorda, anti meile ülesanne, et meie peame edasi töötama ja sellest tulenevalt siis eriolukorra alguses esimesel päeval me korraldasime oma asutuses ja laborites töö täiesti ringi. Tegime uued sisekorrad ja selles mõttes on mul ka väga praktiline kogemus selles osas, kuidas siis tööd ringi korraldada ja millised peaksid olema need põhimõtted, millest lähtudes siis saab töö korraldada nii, et me sisuliselt laborid olid meil suletud 1 päeva ja mitte üks inimene meil selle eelmise puhangu ajal siis ei haigestunud.
Mina olen Marek Strandberg, taust sama, keemik hariduselt, küll ei ole nii mitmendat põlve, vast teist põlve õpetaja ainult, aga ja õpetanud valdavalt ülikoolides ja samuti materjaliteadlane ja nüüd asi, mis mind seob muu hulgas ka sellise hoonete ja muu sellisega on see, et ma olen selline, kuidas öelda, harrastus ehitusinsener ja ventilatsiooniinsener ja ehitanud ja katsetanud kõikvõimalikke süsteeme ehk võib-olla nähtavaim asi, mis teile silma alla jäänud on, mis me oleme koos Katriniga siis tehnoloogiat valmistanud selle jaoks, on selline moodulmaja nagu koda. Aga tõepoolest, Katrini innustusel selle aasta algusest, kui Eestis arvati veel ja ka arvas Terviseamet, et midagi hullu ei ole, oleme me jälginud väga pingsalt, mis maailmas toimub, lugenud, ma arvan, tuhandeid tekste ja sellest kokkuvõttest või ülevaatest siis me nagu oma tähelepanekud ka teile teeme, millest ehk koolidele võib abi olla. Aga siis võiks selle slaidiprogrammi käima panna praegu. Seda saab teha. Sa oled jaganud oma. Mina ei saagi jagada. Ma saan jagada. Ma saan jagada, okei. Siis püüan jagada share screen. Nii, okei. Siis ma ütlen niimoodi, siis ma näen, kes seal on, eks ole. Nii. Just. Nii. Nüüd on see olemas. Ehk et see, mida me kõneleme, on tänasel hetkel siis selle sama COVID-haiguse olemus, levik, toimetulek ja tegelikult me räägime sellest uuest hügieenistandardist, mida on põhjust kindlasti koolides kasutusse võtta juhul, kui nõue koole avatuna pidada erinevatest kaalutlustest lähtuvalt nagu kestab. Me täna kindlasti ei räägi ei meditsiinist, ei viroloogiast, ei mikrobioloogiast. Me lähtume sellest üldisest teadmisest, et tegemist on haigusega, millele tänase seisuga ei ole efektiivset ravi ja küll on valmimas vaktsiinid ja selle tõttu kõik toimingud, mis on suunatud sellele, et ühel või teisel moel vältida haigestumist, on õigustatud ja möödapääsvad. Milline on tänane olukord siis ka Eesti koolides, kus siis valitsus on andnud oma päevakäskudega teada, et koolides peab toimuma kontaktõpe, mis on igati arusaadav. Ja teine väga oluline sõnum, mille valitsus on välja andnud, on see, et viirusega tuleb õppida koos elama. Nüüd need kaks asja kokku ja vaadates ka Eesti seadustikku, mis kehtib, ennekõike töötervishoiu ja tööohutuse seadust, selles kontekstis tuleb hakata toimima täiesti uues ohuolukorras, sellepärast, et ei ole kellelgi kahtlust, et COVID-19 tõbi ja seda kandev viirus on uus ohuallikas ja selleks peavadki kõik asutused Eestis ise valmis olema. Seda ei ole nii sõnaselgelt välja öeldud, see on jäänud nagu selliseks, kuidas öelda, viisakaks nagu mitteütlemiseks, aga faktipõhiselt täna nii on, et iga asutuse, iga koolipidaja vastutusalas on siis see, et õpilased, õpetajad, koolitöötajad oleksid kõik nagu ohutud. Seaduses muidugi, nagu igas seaduses ei ole see kunagi, need on välja võtted siis sellest samast töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. Kõnealune ohutegur ehk et see viirus klassifitseerub selle seaduse mõttes bioloogilise ohuteguri alla. Samas selles paragrahv 8 on öeldud bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus. Siin ongi nüüd nagu see mure, et COVID-19 põhjustavat viirust nende bioloogiliste ohutegurite nimistust tänase hetkeni ei ole. Ja tuleb nagu lähtuda sellest, et kaitseks töökohas, jälle loen ainult seadust, toimivate bioloogiliste ohutegurite eest peab tööandja võtma tarvitusele abinõud, arvestades ohuteguri nakatamisvõimet. Ja vaatamata sellele, et valitsus nagu ilmutatud kujul selle konkreetse seaduse peale viidates midagi teinud ei ole,
on see ohutegur nii ilmne, iga hommik, õhtu, kogu aeg me kuuleme seda, ehk et see on veel lisakinnituseks teile selle kohta, et tõepoolest vastutus on koolidel, vastutus on koolide pidajatel, kuigi meile võib tunduda, et kuidas nüüd nii on läinud, et valitsus ise ei olegi midagi teinud, aga paraku on nii juhtunud. Ja tööandjalt nõutakse, ma võtan veel, paragrahv 121 on päris suur seadus, tööandjalt nõutakse ennetustegevust, meetmete kavandamist, rakendamist terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, ettevõtte töö kõigis etappides ning töötajate kehalise, vaimse, sotsiaalse heaolu edendamiseks. Ehk et see seadus sätestab jällegi mainimata kõiki neid asju, on tegelikult nagu vastutus väga suur. Võibki küsida, et mida siis nüüd koolipidaja või koolidirektor või koolijuhtkond tegema peab, sellepärast, et nii nagu eelmisel nädalal haridusministeeriumi soovitused tulid, on need piisavalt üldsõnalised, et mingit praktilist järeldust sellest ei tulene. Ometi õnneks täna Eestis on koole, milliste juhid on ja ka omavalitsused on küllaltki detailsed tegevuskavad paika pannud ja ma innustakski tegema neid detailseid kavasid ja natukene siis kõneleme sellest, millised need võimalused on. Meil on terve rida erinevaid soove ühiskonnas, et rahvusvahelised reisid ja füüsiline suhtlus globaalselt säiluks, et ühiskond oleks avatud, et majandus oleks toimiv, et koolid, lasteaiad, ka ülikoolid oleks avatud. Ja peamine küsimus on see, et kuidas seda saavutada, et mis on siis mis on nagu see võtmeküsimus selle kõige juures. Ja meie analüüs lähtub väga lihtsatest asjadest. Riskide vältimiseks ja ohuennetuse põhimõtetest ja tähendab ka muu hulgas seda. Kui ei ole piisavalt teaduslikke andmeid, ei tähenda see nähtuse puudumist, vaid seda, et olukord, kus tuleb olla maksimaalselt ettevaatlik, on kätte jõudnud. Seda, kuni teadmised tekivad või probleemi lahendused luuakse. Peamiselt siis vaktsiinid või ravimid. Vaktsiinide kohta me oleme kuulnud, erinevaid raviskeeme on ka testitud, aga igal juhul tervet mõistust ja tunduvalt laiemat asja on vaja kasutada, kui pelgalt arutleda vaid viroloogiliste aspektidega. Ravi osas lihtsalt ma täiendaks, et täna siis kõige lubavam tundub olevat see kovalestsentne plasmaravi, mis siis on Ameerikas juba lubatud ja seadustatud ja Eestis on käimas projekt, mille käigus siis Tartu Ülikool kutsub üles kõiki neid inimesi, kes on viiruse läbi põdenud, võtma siis ühendust selle projekti juhiga ja annetama siis oma vereplasmat. Et seal olevad antikehad saab siis üle kanda inimestele, kes on väga raskes seisus ja see on siis üks väga selline selge ja juba 100 aastat kindlasti vana ravimeetod, mis vahepeal on nagu asendunud vaktsiinidega, aga nüüd siis jälle on siis leitud, et see on asi, mis aitab. Ja kui eesmärk ongi, et enda kolleege, perestes olevaid riskirühma inimesi kaitsta, siis kutsuge ka selline suust suhu telefon toimib üsna hästi. Kutsuge kõiki, keda te teate, et kes on põdenud seda tõbenud möödunud kuude jooksul, et nad selle vereannetusega tegeleksid, sellepärast, et tänasel hetkel mingit muud sellist kohe saadavat abi nakatumise puhul ei ole. Me ootame vaktsiini ja me loodame, et see on varsti olemas, aga nagu Katrin ütles, see sama vereseerumist saadavate antikehadega ravi tundub olevat ka täna enam-vähem toimunud. Mida me täna teame selle sama viirusega? Tegemist on erinevatel pindadel väga püsiva viirusega, mis levib põhiliselt õhu kaudu, nii suurtel kui imepeenikestel piiskadel. Ühesõnaga ka see, mida talviti, kui väljas on õhk kuiv, aga külm ja inimene räägib ja siis need piisad muutuvad valguse käes nähtavaks, vaat sellistel piiskadel. See tundub olevat täna nagu kõige tõenäolisem. Ja kes on nüüd loodusteadustes rohkem võib-olla kodus, siis me räägime aerosoolist. Aerosoolipilvedest, mis tekivad siis, kui inimene räägib, pingeõust väljuvad piisad tekitavad sellise püsiva siis oleku õhus
ja see on erinevatel hinnangutel võib see olla ja lõhu stabiilne selline olek, selline baasiline pilv, siis kus on sees meie süljepiisad ja haige inimese puhul ka viirus, et see võib olla stabiilne tunde. Nii et aerosool on see oht ja kui piisknakkuse puhul me räägime seda, et kui keegi otseselt sülitab, aevastab või köhib teise peale ja piisk satub teise inimese organismi, siis on piisknakkus, aga kui ma lihtsalt siin räägin, siis selle pilve sees on kindlasti Marek ja vastupidi ja teil on sama olukord koolis ja kui seal see rääkija on viirusekandja ja kahjuks on selle haiguse puhul ka nii, et see viirusekandja ei pruugi ise ka üldse teada, et ta on viirusekandja, siis selle sama rääkimise või ka laulmise või ükskõik mis tegevuse puhul aerosooli pilv on meie ümber. Ja võrdlus on enam-vähem selline, et 5 minutit rääkimist paiskab õhku enam-vähem sama palju neid samu peenosakesi kui üks köhahoog. Ja jälle natukene sellisest füüsikalisest pildist ehk, et ega õhus ei levi viirus kui viiruse osake. Ta on alati kinnitunud mingisuguse piisa külge, kuivatatud viirus õhus tõenäoliselt või ilmselt ta ei suudakski püsida, tal peab olema ikkagi ka mingisugune vee kokkupuude ja need piisad on kindlasti suuremad kui viirus, koronaviirus, mis põhjustab COVID-haigust, on umbes 120 nanomeetrit suur, aga piisad oluliselt suuremad ja seetõttu ka filtrid ei pea olema, sageli öeldakse, et et vaadake, et kui te vaatate mingisuguse puuvillakanga või muu sellist silmasuurust, et see on ju oluliselt suurem kui 120 nanomeetrit või 130 nanomeetrit, aga viiruse osakesed kleepuvad piiskadele ja piisad omakorda kleepuvad tegelikult nendele samadele kangakiududele väga sageli ka elektrostaatiliste jõudude tõttu. Ja öeldakse ka, et haiguse põdemise raskus sõltubki suure tõenäosusega sellest, kui palju on organismu sattunud seda viirust, kui suur see hulk on. Ja selle kohta on tänaseks olemas ka täiesti refereeritavates teadusandmebaasides, ajakirjades, artiklid ja uuringud, et tõesti see nii on, et piltlikult öeldes see viiruse hulk, mis te enda organismi saate, määrab ära selle, kui raskelt või kergelt te seda haigust põete. Ja mida väiksem see viiruse hulk on, seda kergemini te selle haiguse läbi põete ja tõenäoliselt isegi asümptomaatiliselt. Ja sümptomiteta haiguse põdejaid ja levitajaid võib olla palju ja on ka väga palju. Mida me veel teame? Me teame seda, et me ei tea piisavalt, millised on selle haiguse läbipõdemisega kaasas käivad võimalikud pikemaajalised tagajärjed. See tekitab ulatuslikke kopsukahjustusi, millest ei pruugi paljud olla isegi pöörduvad mitte. Kui COVID-epideemia oli kõrgstaadiumis kevade poole, siis oli juhtumeid, kus inimestel selle tõttu, et nende arteritesse jalgades tekkisid trombid, tuli amputeerida jalgu. Nüüd on Hollandist teada, et ka pärast põdemist juba mõned kuud tekivad samasugust arteriaalsed trombid ja jalgu amputeeritakse seetõttu, et vältida siis gangreeni edenemist. Nii et me ei tea täpselt, millised on tagajärjed. Me ei tea täpselt, millised on pöördumatud põhjustused kopsudes, vereloomes, veresoontes ja me ei tea isegi seda, kas need on ainult täiskasvanutel või ka lastel. Ehk et see kevadine ettekujutus, et tegemist on kergepoolse tõvega, mis võib kiirelt üle minna, pigem on põhjust selle haigestumist vältida, kuna tagajärjed võivad osutuda küllaltki massiliseks ja ebamugavaks edaspidi. Nüüd, meil on ka päris huvitavaid selliseid näiteid laevadest. Te kevade poole kuulsite ühest kruiisilaevast, kus oli massiline nakkus ja mis randus siis Jaapanis, mida uuriti ja rööviti
rööbiti, on päris huvitav see, et üks teine laev, mis on siis Antarktika ekspeditsioonilaev, mis on tehtud kruiisilaevast Ernst Shackleton, tegi nagu pika reisi siis põhja poolt lõuna poolkerale, seal oli peal 217 reisijat ja meeskonnaliiget ja sinna laeva peale oli siis tekkinud ka kohalik epideemia. 128 inimese test näitas positiivset tulemust, 19%, 24 inimest olid sümptomitega, 6,2% 8 inimest vajasid arstiabi, 3,1% tuli panna juhitavale hingamisele 4 inimest, 1 inimene suri ja 104 inimest olid täiesti asümptomaatilised. Ja millega saadi laeva peal see haiguse kulg kontrolli alla, kuna midagi seal ümber laevas ehitada ei saa, ei ventilatsiooni, ei midagi mere peal, siis võeti kasutusele maskid ja teenindajad, kes teenindasid jätkuvalt kõiki neid kajutis olevaid inimesi, kandsid respiraatoreid. Ehk et meil on selliseid, halb küll öelda, aga inimkatseid, mille tulemusena me teame, kuidas hingamisteede kaitsmine annab kergema läbipõdemise, ehk et kõik need, kes olid asümptomaatilised, tõenäoliselt said ka vähem nakkust ja kuidas hingamisteede kaitsmine, millist tähendust ta nagu omab ja seda tasub silmas pidada ka koolide puhul. Jah, et selline laev on suletud süsteem ja selle tõttu on ta selline ideaalne test, et päris elus sellist testi on väga raske üles seada eetilistel kaalutlustel ja kindlasti see peaks olema vabatahtlik, aga kuna see test nüüd iseenesest tekkis selline testikeskkond, siis sellise suletud süsteemi pealt on väga hea võimalus siis teha adekvaatseid järeldusi ja selle kohta on ka siis tehtud vastav uuring ja see on ka avaldatud, siin all on ka viide sellele uuringule, mis on siis tehtud 2 laeva reisijate võrdlus. Ehk kõik need väited, mida me siin välja ütleme, on ikkagi reeglina refereerituvatest ajakirjadest, kus on kirjeldatud täiesti selgeid katseid. Teadusajakirjadest ja ajakirju refereeritakse mitmesuguseid. Teadusajakirju peame silma. Nüüd meil on veel erinevaid näiteid maailma erinevatest osadest, näiteks Jaapanis, kus jätkuvalt on COVID-i levik üsna väike. Ka kevadine levik, kuigi ka Jaapanis nüüd on käivitunud ka teine laine, millest kohe tuleb ka juttu. Aga Jaapani meditsiinisüsteemi on põhjust siinkohal tutvustada mõõdukalt ja näidata ka seda, et mille tõttu need võtted, mis on sealt üle võetud täna Eestis, on väga hästi toiminud. Jaapanis on niimoodi, et arstikeskustes on circa 50 000 meie mõistes õde, naisi, kelle ülesannete hulka muu hulgas kuulub ka erinevate nakatumisahelate jälitamine. Jaapanis sellist tervishoiuorganisatsiooni, nagu näiteks meil Terviseamet ei ole ja see on mõnes mõttes hea analoog meditsiini lahendus. Täna ja tõepoolest arutatakse ka Jaapanis võimalike digitaalsete lahenduste kasutusse võttu, aga neil on väga pikk kogemus sellega, kuidas nakatumisahelaid jälitada. Ja see on nüüd ka Eestis, Terviseamet on selle oma südame asjaks võtnud. Neil kahjuks küll on täna tööl umbes 10 nakatumisahelate jälitajaid. Võib olla, et neid võiks vaja olla 100, kellel oleks oskusi ja võimekusi, sellepärast, et iga kolde lokaliseerimine, nagu ütlevad ka jaapanlased, on kõige tõhusam viis, kuidas levikule piir ette panna. Meditsiinisüsteem Jaapanis, kuigi seal on ka olemas tervishoiuministeerium, kui selline ei ole selles mõttes politiseeritud nagu meil, kus Terviseamet on siis ka poliitiliste käskude täitjaks või muu selline. Seal on ta küllaltki hajutatud ja inimeste abistamiseks mõeldud struktuur ja inimestel loomulikult Jaapanis on mis tahes epideemiate, mis tahes tõvede leviku korral Jaapanis alati komme kanda maski. Ja nagu mainisin, ka Jaapanis otsitakse seda digilahendust. Eestis on täna olemas Hoia nimeline digilahendus. Soovitan kõigil seda kasutada, sellepärast, et see on enam-vähem samasugune nagu maski, et kui kõik seda teevad, siis põhimõtteliselt hõlbustab see nakkusahelate lokaliseerimist, nende väljatulekut ja selles mõttes ma loodan väga, loomulikult keegi ei ole seda nüüd nagu ülemäära ju kontrollinud, et seal mingisuguseid
usse või tagauksi sees on, aga üldiselt tegijate sõna tasub uskuda, see on õhinapõhiselt loodud tarkvara ja ma loodan väga, et sellest on mingitki abi, et lähikontakte tuvastada ja kindlasti. Nüüd on meil olemas väga erinevaid esitlusi, te ju ka kuulete igal pool, et räägitakse, oi, nii palju nakatunuid 100 000 elaniku kohta, nii palju nakatunuid kokku, mis iganes. No võt, nüüd ongi niimoodi, et neid esitlusi te saate vaadata ka Tartu Ülikooli kodulehel olevatest asjadest ja siin ma näiteks näitangi võrdluses 3 riiki. See madal küür siin maas on Jaapan, see siin sinine on Eesti ja see kollane joon on Rootsi. Ja mida me siin näeme? X-telje peal on siis päevi sellest hetkest, kui tuvastati esimesed 10 nakatunut ja Y-telje peal on siis päevaseid nakatunuid 100 000 elaniku kohta ja see on siis 14 päeva keskmine, ujuv keskmine. Ja selle pildi järgi ongi siis niimoodi, et see areng on olnud enam-vähem niimoodi. Eestis oli see nakatumine kõrge, me saime selle kontrolli alla. Jaapanis, pange tähele, aasta algusest. Nende nakatunute hulk 100 000 elaniku kohta on olnud väga väike ja siin kõrval Rootsi, kes siis ütles, et kui kõik ära nakatuvad, siis lõppkokkuvõttes on meditsiinisüsteemil lihtsam. Tegelikult on maailmas üldiselt niimoodi läinud, et surmade hulk õnneks on vähenenud. Absoluutskaalas igal pool, kõikjal maailmas. Ja see teatud muutusi näitab. Nüüd võtame teise esituse. See on nüüd nakatumiste absoluutarv, ehk et kus ei ole teda pandud siis 100 000 elaniku kohta, samamoodi 14 päeva keskmine ja päevased nakatumised ja siin me näeme selgelt, mis Jaapanis on juhtunud. Jaapanis on mingi 120-130 miljonit elanikku peast öeldes ja näete, eks ole, et see esimene oli siis kuni 600 inimest päevas. Praegu on neil see kasvanud 1200 inimeseni päevas, aga taas nad on saanud selle mingil määral kontrolli alla. Rootsi, kus on kõigest, eks ole, 5 või palju seal on? 10 miljonit. Ehk 10 korda on enam-vähem riikide erinevus, siis Rootsil absoluutskaalad on olnud väga kõrged ja Eesti taandub siin hästi selliseks tagasihoidlikuks oma meie miljoni inimesed. Ja nüüd, kui me kõneleme veel sellest, et milline on maailmas nakatumiskõverate seis, seesama Tartu Ülikooli analüütiline vahend annab meile võimaluse siis ühe Ameerika füüsiku Henry Reichi võrdlusandmeid ja see on siis niimoodi, et Y-telje peal on siis kumulatiivselt ehk kokku summeeritud kõiki juhtumeid 100 000 inimese kohta. Ja Y-teljel siis päevaseid nakatumisi. Vabandust, jah, see oli X-telg. See on hea, kui keemikun kõrval, muidu on 2 Y-telge. No igal juhul on see X-telg. Ja kui te nüüd vaatate seda, siis Euroopas on jõutud piirini umbes 450-420 inimest 100 000 elaniku kohta, kes on nakatunud. Põhja-Ameerikas on see piir, eks ole, kui te vaatate, kordi kõrgem, 1100 inimest 100 000 elaniku kohta ja Lõuna-Ameerikas läheb see veel eest ära. Ja nüüd, kui te püüate ette kujutada, et mis on siis see tegur või see protsess, mis siis ka Eestis nakatumist üles, ja see on siin Aasia. See väike on Aasia, kus on suudetud väga hästi kontrolli alla saada kogu see levik. Ja loomulikult kõik need nakatunute hulgad ja see haiguse intensiivsus, mis on muudes kontinentides, ka Eesti jaoks võrreldes muu Euroopa, on tegelikult see tegur, mis tõmbab endaga kaasa reisimise, kontaktide tõttu seda, miks ka meie kõver üles minema hakkab. See on ikkagi selles mõttes loodus, seaduslik, füüsikaline protsess on see nakatumise levik inimeste kaudu, reisimise kaudu ja see on ka põhjus, miks me peame olema üsna ettevaatlikud täna Eestis, sest et see, mida me näeme toimuvat Euroopas, see on põhimõtteliselt see, mis hakkab mõne aja pärast toimuma Eestis. Jälle, taas, kui me ei toimi tõhusalt, kui me ei toimi koolides efektiivselt ja mõtlengi, et ega see sama jutt, mida Katrin rääkis, levikuteed on väga selged aerosooli kaudu, levida võib liikumata õhuga, mitte liikuva õhuga ruumis 8 meetri ja veel enama kaugusele, aga jälle, mida kaugemal, seda vähem neid osakesi, seda kergemini on see üles elada.
ja nüüd on nagu üks jutt, mida... Ei, ma ei saa häält. Ma panin arvutisse, aga... Nii, nüüd me kuulsime, et keegi ei saa häält ja pani arvutisse. Saa häält siit arvutisse. Nii, aga ma jätkan. Ja on siis niimoodi, et on nagu juttu olnud, et lastel 5–10 eluaastani on mingi kummalisus. Sageli seostatakse, et äkki on see mingisugune füsioloogiline omapära. Nüüd natukene nalja visates on siis detailsed uuringud, nagu ma siin viskame nalja, et keeruline semiootilis ainevahetuslik kompleksne protsess on põhjuseks, miks 5–10-aastaste laste poolt nakatumise levik on väiksem kui teistel. Ja see põhjus on väga lihtne. Põhjus on selles, et kuni 5. eluaastani võtavad emad-isad lapsi sülle, suudlevad, kaisutavad neid. Ja selle tõttu ka alla 5. eluaastaste laste puhul on see, et nad annavad ka oma nahkust vanematele edasi. 5.–10. eluaastani on lapsed lihtsalt nii väikesed, et pikemale õpetajale köhivad nad allapoole kõhtu, lühemale ülespoole kõhtu, aga suu kõrguseni ei pruugi midagi jõuda. Ja see 10+ eluaastat, see ei ole mitte küsimus vanuses, vaid pigem pikkuses, inimese pikkuses on juba õpetajad ja õpilased sama suured. Aga siin tuleb ka silmas pidada, et koolides õpetaja, kui ta istub laua taha ja õpilased istuvad laua taha, on nende suud, ninad ja hingamisteed enam-vähem samal kõrgusel. Ehk et seda asjaolu ei saa võtta mitte vanuse põhiselt, vaid seda tuleb kindlasti võtta pikkuse põhiselt. Ma lihtsalt siinkohal täpsustan, et siin meil mingit viidet taga ei ole, et mingit teaduslikku referentsi selle kohta ei ole. Et tegelikkuses siis on seda küsimust püstitatud kogu aeg ja seda on tähele pandud. Aga nii palju, kui olen rääkinud arstidega, siis mitte keegi ei oska nagu välja tuua olulisi mingeid arenguga või füsioloogiaga seotud aspekte laste arengus, millega selline asi võiks seotud olla. Ja siis lihtsalt mina või õigemini ka meie arstitudengist tütar tegi lihtsalt loogilise järelduse ja pakkus välja sellise hüpoteesi, et täna tundub meile siin juba pere peale kolmekesi ja mitmele tuttavale ka arstidele, et see pikkuse tegur võib tõesti nagu ollagi väga lihtsaks selgituseks, miks see selline asi nii on, et mida on tähele pandud tõesti, et lapsed nagu nakatavad vähem. Ja seda tasub kindlasti silmas pidada. Ja seesama, eks ole, eksponentse leviku mudel, seda te teate kõik enam-vähem peast, kui kevadel üllatusid nii mitmedki kui ministrid, et tõepoolest levik saab olla nii kiire. Ja iga kord, kui te saate mõne sellest edasi kandumisest ehk paljunemiste-tegurit allapoole viia, see vähendab kõvasti seda nakatumise levikut ja hoiab seda eksponenti kontrolli all. Mis juhtub? Koolid avatakse, viirus selle levikuteed on alles, vastutus langeb koolipidajatele. Muutusi maailmas ei ole ja nüüd ongi küsimus, et kui koolid tahetakse avada, ühiskond tahetakse hoida lahtisena, siis meil on vajalik turvavöö, mis on nagu sotsiaalne, majanduslik, tehnoloogiline turvavöö, mis võimaldab sel hetkel, kui näiteks ka Eestis erinevates piirkondades, ükskõik millise mehhanismi tõttu hakkab nagu nakkumine väga kiirelt levima, on võimalik see turvavöö tööle panna ja käivitada niimoodi, et näiteks koolides, muudes töökohtades seda nakatumisahelat nagu vähemaks viia. Ja meil on siin üks nimistu, mida osa siis me räägime ka detailsemalt lahti, te saate selle kohta küsida. Võtmeküsimus on, esmane asi on õhuvahetusruumid. Et kui suletud ruumis tuleb toimida, me teame seda, et väljas, kui õhk liigub, tuul puhub, inimesed on nagu mõõdukas distantsis, mingit nakatumist ei toimu või kui toimub, siis ülimalt väikese viiruse hulgaga põetakse seda haigust. On vajalik keerise, vaba ja piisav ventilatsioon, õhuvahetus nii klassides, koridorides kui tualettruumides. Soojapumpade siseosad tuleb välja lülitada.
ehk et ja ka sellised ventilatsiooniagregaadid, mis segavad õhku tagasi, mitte ei ole soojusvahetiga, vaid segavad õhku. Ehk et rootorsoojusvahetid tuleb välja lülitada, soojapumpade siseosad tuleb välja lülitada, kuna need tsirkuleerivad ja hoiavad ringluses neid samu Katrini poolt algul kirjeldatud aerosooli osakesi, mis iseenesest nagu ilma liigse abita püsivad õhus ka ju tegelikult tunde. Noh, piltlikult öeldes sellised pumbad siis võtavad ruumi õhu, keerutavad seda oma seal seadmes sees ja paiskavad selle välja tagasi. Et tegelikult kui ruumis on kas või üks inimene, kellel on nagu see nakkus, ja võib ka olla teadmata selle nakkuse kandja, siis see pump piltlikult öeldes pihustab selle nakkuse kogu aeg ringi ratast nagu aina edasi ja edasi nagu ruumis laiali ja see jõuab kõigi inimesteni ja jõuab palju paremini kui ilma selle pumbata. Siis loomulikult on küsimus, et kuidas seda kindlaks teha, kas ventilatsioon on piisav, lihtne indikaator on süsihappegaasi tase, mida me tunneme, kui see on väga kõrgeks läinud, aga tänasel hetkel igas klassiruumis võiks olla süsihappegaasi indikaator, mis näitab seda, kui kõrge on see süsihappegaasi sisaldus, sellest, kui kõrge ta peab olema või saab olla, räägime ka hiljem. Õhu steriliseerimine ultraviolettkiirgusega. Üks asi, mis siin meil kirjas ei ole, on lihtsalt loomulik õhutus. Et nii kaua nagu praegu, et koolid lähevad lahti, ma soovitaksin kogu aeg hoida aknad lahti lihtsalt. Et lahtine aken on see, mis tekitab õhuvoolu ja see õhuvooluga läheb see aerosool klassiruumist välja. Ta on nii kerge, nagu on mingisugune õhuvool kuskil kuhugi. Nii see aerosool läheb ära. Et kui ja akna avamine on kõige lihtsam viis. Et täna tõesti, et ilmad soojad tehke aknad lahti ja olukord on palju parem teil. Siis pindade steriliseerimine, mis on ka ju koht, kus see nakkus edasi kandub, siis soovitan kindlasti kasutusse võtta sellised seadmed, mis pihustavad peenikest aerosooli desolahusest ja laevad neid ka elektriga. Ehk et elektriliselt laetud osakesed, need liiguvad nagu käepidemete taha kõik võimalikesse õnarustesse ja kasvu on tast suurem. Käte steriliseerimise seadmed loomulikult elektrilise dosaatoriga piisavalt koridorides, klassides, lähikontaktide vältimine. Ma selle käte osas ütleks, et ikkagi esmane mina soovitan alati on kätepesu. Et lastele ka õpetada seda, et käsi pesta tihedamalt ja käsi pesta kindlasti seebiga, mitte lihtsalt veega, kuna seep lahustab see viirusel on lipiidne kest, mis väga hästi laguneb ära lihtsalt seebiga. Ehk seebiga kätepesu korralik on suurepärane ja võib-olla pigem siis ma eelistaks alati seda, kui et desot. Aga kui kätepesu võimalust ei ole, siis loomulikult on oluline siis desinfitseerida käsi. Ja paljudel inimestel on ka käenahk tundlik, mis tähendab seda, et soovitatakse hästi palju käsi pesta ja desinfitseerida, et siia peaks siis lisama soovitusega käsi kreemitada, et see käenahk ikkagi säilitaks oma loomuliku vastupanu võime. Siis lähikontaktide vältimine, mis on palju kuuldud, aga kui tuleb koos liikuda, siis on hoonesse sisemise ja väljumise järjekordade väljamõtlemine, mida on ka kuulda olnud, et nii mõneski koolis on tänaseks juba paika pandud. Ehk et need on põhimõtted, mis peavad olema olemas, juhul kui teie piirkonnas hakkab nakatunute arv kasvama, et neid saab koheselt rakendada. See ongi see turvavöö põhimõte. Ühistranspordi vältimine, taas sellest on korduvalt räägitud. Kuidas sa selles põllumajandusuuringute keskuses tegid? Meie, kuna see ühistransport praktiliselt ju vahepeal ei toiminudki, et siis meie korraldasime selle nii, et inimesed sõitsid oma autodega tööle, võtsid kolleegi kaasa ja neil siis, kellel seda võimalust ei olnud, tegime lepingu ühe taksoga, õigemini eraisikuga või FIE-ga, kes siis sõidab taksot ja erikokkulepe oli see, tema ei vedanud mitte ühtegi teist inimest, kui ainult vedaski meie inimesi ja
taksod siis desinfitseeriti iga kord peale reisi ja taksojuht siis kasutas maski ja ka meie siis oma töötajatele jagasime maskid. Nii et täpselt nii see oli korraldatud. Kaalumise koht, kas koolidel peaks olema igal ühel oma koolibuss, muusikatunnid ilma laulmiseta, täpselt siseruumis vähemalt, et kui laulda siis väljas, kehaline kasvatus vaid õues, jälle, et liigse intensiivse hingamisega ei tekiks liigset aerosooli. Maskid täpselt nagu sellisel moel, et nad ei ole küll kõige esmased nagu selles kontseptsioonis, aga igal juhul, kui nakatunute arv selles piirkonnas kasvama hakkab, ei ole lihtsamat viisi toime tulla. Õpetajad... Ma selle ühistranspordi vältimise juures ütleks veel ühe lihtsa asja, et praegu vähemalt kindlasti mina soovitaks ka õpilastel ja õpetajatel tulla jalgrattaga tööle. Oleks vaja koolide juurde tekitada jalgrattahoidjaid ja jalgrattas on suurepärane vahend, mis võimaldab nagu vältida siis tunglemist ja ühistransporti, kui ei ole autot. Ja kindlasti lapsevanematega koostööd teha, et jagada seda kooli toomist, viimist ja kõik sellised ühislahendused, mis siis oleks turvalisemad kui tõesti see liinibuss, kus on kontaktide arv on teadmata ja need inimesed, kellega kontaktis ollakse ja päris pikka aega, et siin Tallinna linnas vähemalt ju sõidetakse bussidega, vahetatakse erinevaid busse, mitmekümne inimesega ollakse lähikontaktis, jagatakse sama siseruumi rohkem kui 15 minutit, ehk praktiliselt see on ennustamatu, mis sealt ühistransportist siis kaasa võib saada. Õpetajatel see sama töölaua visiir, nagu te olete näinud kassiiridel kaupluses ja loomulikult, mida nüüd ka kuulda on olnud, et hübriidõpe, koolikoormuse hajutamine, kontaktõppe, jagatult siis koduõppega või distantsõppega, kuidas te iganes seda nimetate, need on nagu need võtted. Ja jällegi, et olla konkreetsem, võtsime ka ette ja püüdsime siis mudeldada seda, et kui palju see kõik maksma läheks, kui selline asi näiteks Eesti koolides teha. See on nüüd maksumus ilma lasteaedadeta ja kutseõppeasutusteta. Hinnang umbes niimoodi. 150 000 õpilast, 20 000 koolitöötajat, 10 000 ruumi. Kehvas ventilatsiooniga ruumi umbes 65%, sterilisaatori vajadus umbes 4 tükki ruumi kohta, ühekordseid maske 20 tükki inimese kohta, korduvkasutatavaid maske 4 tükki inimese kohta. Ja siis, kui me kõik need asjad nagu kokku paneme, kõik võimalikud asjad, siis me saame enam-vähem mingi 30 miljoni euro ringis kõikide Eesti koolide peale füüsilisi tehnilisi vahendeid, mida peaks kulutama selleks, et eelkirjeldatud lahendus toimiks. Kui me paneme sinna juurde lasteaiad ja kutseõppeasutused, siis tõenäoliselt see summa ei ületa 50 miljonit eurot. Umbes 200 eurot ühe õpilase kohta on see kulutus, mida tuleks teha selleks, et koole füüsiliselt lahti hoida. Kõik need asjad, mis seal kirjas on. Seda minu teada ei ole varem nagu sellisel moel arvutatud või esitatud, kellelgi ei ole seda küsimust tulnud. Aga jällegi, kuna see sama tööohutuse seadus näeb ette, et isikukaitsevahendid ja meetmed tuleb rakendada, siis võtsime kätte, arvutasime selle enam-vähem välja. Nüüd õhuvahetuse küsimus. See sama Euroopa ventilatsiooni ja õhu kvaliteedi assotsiatsioon näitab väga selgelt seda, et kui ruumis ei toimi ventilatsioon piisavalt, et sissepuhetega väljaimemist ei ole, ventilatsioon on välja lülitud, siis see ruum täitub väga kiiresti just nimelt selle sama aerosooli osakestega. Jah, tõepoolest, köhides lendavad nagu maha ja kleepuvad põrandale mingi 1-2 meetri kauguselt need samad rasked süljeosakesed või väljahingatavad osakesed, aga kõik muu hõljub seal ringi. Ja nagu lülitatakse sisse isegi mingisugune sissetõmbe ja väljaimemisega ventilatsioon, nii nende peenosakeste osakaal väheneb.
Sama toimub ka lihtsalt aknaid avades. Ja sama toimub ka lihtsalt aknaid avades, kui on mingisugunegi tuuletõmme, mis viib see ei pea olema intensiivne, sellepärast need osakesed on tõepoolest imekerged. Et kui see õhk liigub seal isegi mingisugune mõnikümmend sentimeetrit sekundis või vähemgi veel, aga ta kannab ruumist need osakesed välja. Ja kui kontakti aeg nende osakestega on lühike, siis kas haigus on kerge kuluga või ei käivitu üldse. Nüüd, ja see efektiivsus langebki selles suunas kõik võimalikud meetodid. Kõige peamine on elimineerida patogeen. Kas see toimub käte pesemisega? Kas see toimub ventileerimisega? Ei omagi tähendab. Nüüd inimeste ja patogeenide eristamine, mis on siis järgmine asi, et me, jah. Natuke jäi mul praegu see kõrva, et ventilatsiooniga me elimineerime need patogeenid, mis on õhus. Jaa. Kätepesuga me räägime ikkagi kontakt nakatumisest, ehk see nakatumismehhanism on natuke erinev. Need on erinevad, aga mõlemad puhud on nad hinnanud seda kõrgeks, et kõige efektiivsem asi on patogeene elimineerida, kas siis õhust või käte pealt, nagu Katrin õigesti täpsustas. Siis järgmine asi on see, et inimesed on patogeenidega kätel hingamisteedes ja me püüame neid siis eraldi hoida erinevate seinte taga või liikumistrajektooridega. Siis tulevad administratiivsed lahendused, mis ongi täpselt nagu seesama asi, et püüdke olla ise ettevaatlikud ja tehke nii, naa ja kolmandat moodi. Ja üllatuslikult personaalsed kaitsevahendid, näiteks seesama nagu maskide kasutamine ja muu selline, on siis alles 4. kohal, aga jällegi, kui me räägime turvavööst, siis tegelikult see turvavöö sisaldab endas kõike 4 aspekti. Ehk et üks asi on natukene kehvad. Turvavöö ei lähe hästi kinni, kaotab ta mõtte. Turvavöö lukustussüsteem ei toimi, kaotab ta mõtte. Turvavöö klamber on natuke läbi roostetanud, kaotab mõtte. Turvavöö ise on veidikene hallitanud ja kulunud, kaotab mõtte. Ehk et tegemist on korrutisega, kus küll langevas efektiivsuses asjad on siin esitletud, nagu siin pildi peal näha, aga kõik nad tuleb kasutusse. Ütleme nii, et maski kandmine on ikkagi selgelt ebamugav ja seda inimesed tihti ei taha teha. Õpetaja, kes on klassi ees ja näiteks räägib seal 45 minutit, põhimõtteliselt ei saa kõik see aeg maski ees hoida. Eriti kui ta peab seda tegema 8 tundi järjest. Seega siis nagu kõik need teised meetmed oleks esikohal. Samas see maski kandmise kultuur oleks ilmselt vajalik sisse juhatada koolides ja soovitada just sellistes olukordades eelkõige, kus siis kas ei ole piisav ventilatsioon, kus näiteks seesama soojapump peab töötama ruumis ja seda ei saa mingitel põhjustel välja lülitada. Nagu näiteks meil laborites olid ruumid, kus lihtsalt see pump pidi jahutama ruumi ja kuna seadmed eristasid nii palju sooja ja lihtsalt me ei saanud seda välja lülitada, nendes ruumides oli maski kandmine kohustuslik, kus ei ole näiteks võimalik lihtsalt distantsi hoida seda 2 meetrit, mis nagu on soovitatud, kui seda ei ole võimalik näiteks hoida mingil põhjusel või kui näiteks on ka juhtumid, kus ühiskonna ikkagi kultuur ja arusaamad on erinevad ja kaupluses, kus näiteks teie ei saa mitte midagi teha sinna vastu, et keegi tuleb teile väga lähedale, köhib teie kõrval, sama olukord on ka näiteks ühistranspordis või lennukis, siis sellistes olukordades ikkagi maski soovitamine ma väga soovitan. Jaa, see nii on. Ventilatsiooni näited lihtsalt, et kui meil on võimalik võrrelda erinevaid ventilatsioonilahendusi. Kõik ventilatsioonid toimivad alati väga tõhusalt, aga kui on võimalik eristada kas siis sellist turbulentset, kus õhku kogu aeg segatakse, või siis laminaarset, kus õhk voolab suhteliselt ühetaoliselt ülevalt alla, alt välja, alt sisse, ülevalt välja, täpselt nagu on, siis eelistada tuleks selliseid laminaarseid lahendusi. Need on osutunud kõige tõhusamateks, need on kõige paremad lahendused, mis ei tähenda seda, et see lahendus, see rist siia peale on tõmmatud nagu tinglikult, et eelistada, aga ventilatsiooni puudumine on kõige halvem asi.
Olulised sensorid, mida te saate kasutada. Noh, ongi see sama süsihappegaasi sensor. Tavalistes oludes, tavalistes oludes, kus oluline on lihtsalt õhu kvaliteet, on süsihappegaasi tasemetega enam-vähem niimoodi, et tase 740 ppm, olgu öeldud õues, täna on meil kliimasoojenemise kontekstis süsihappegaasi sisaldus 410 miljondiku osa atmosfäärist. Ja nagu tavalistes oludes seesama 740 ppm on igati okei. 1200-1300 ppm on siis selline, kus inimesed ei tunne enam väga mugavalt ja 1700 on juba see tase, mis on väga kõrge. Ja nüüd ongi nagu tegelikult see, et selles samas COVID-i situatsioonis me peame viiruse leviku kriitiliseks tasemeks tõstma mingisugune 600-800 ppm ja juhul, kui te panete klassiruumi selle sama süsihappegaasi sensori ja see hakkab lähenema juba 800-le, siis tehke aknad lahti või kui teil on tõesti niimoodi, et koolis on sageli tehtud seda, et ventilatsioonisüsteemid töötavad nõrgalt, selleks, et külmal ajal energiat kokku hoida, siis tänasel hetkel ei ole see enam energia kokkuhoidu koht. Te peate nägema ja vaatama seda, et tõepoolest see alla 800 ppm igal juhul oleks olemas. Ühe inimese kohta on vaja 35-40 kuupmeetrit puhast õhku tunnis, siis on õhk piisavalt vahetatud ja ka juhul, kui seal ruumis on siis mõni, kes on siis selle sama nakkava aerosooli väljutaja, siis tõenäoliselt see aerosool on ka ära viidud. Teine sensorite hulk, mida te saate kasutada ja kas nüüd iga õpetaja, aga kindlasti on mõni tehniline asjatundja, on õhuvoolu kiiruse mõõtjad. Ja sellega ongi niimoodi, et te saate ruumi erinevates punktides, kui te olete pannud ventilatsiooni käima, kas siis asjatundja, kindlasti füüsikaõpetaja või mingi käsitööõpetaja, kellel on asjatundlikkus nagu iga teinegi. See on väga lihtne mõõdik. Te saate panna selle välja imeva või sisse puhuva plafooni või selle avause juurde ja see seade näitab teile soojusjuhtivuse sensoriga seda, kui kiire on seal juures õhu liikuvus. Ja enam-vähem silma järgi või joonlauaga mõõtes te saate vaadata, milline pragu sellel plafoonil sees on ja hinnata seda, siis kui palju siis ühest või teisest kohast õhku välja läheb. Ja kui teil tõepoolest on laes väljatõmme ja need on ühtlaselt ühetaoliselt tagatud siis voolukiirustega ja kokku ruumis on see õhuvahetus mainitud 35-40 kuupmeetrit inimese kohta, siis võib enam-vähem kindel olla, et see aerosool välja kantakse. Ja mulle tundubki, et kuna ega ventilatsioonisüsteem ju üleöö ümber ei ehitab, siis ilmselt ruumide täituvuse koha pealt ongi põhjust koolides ära hinnata, milline on reaalne ühe, teise või kolmanda ruumi või kõikide kooliruumide ventilatsiooni tõhusus, kui palju seal õnnestub õhku vahetada ja õhuvahetuse järgi öelda, kui palju inimesed saab selles ruumis olla, tööd teha ja viibida, sellepärast, et see on nagu kõige adekvaatsem. Ja nii kaua loomulikult, kuni on võimalik aknaid avada. Nüüd ultraviolett õhu puhastusest. Need seadmeid on küllaltki lihtsad, mõned on veidikene keerukamad, mõned on veidikene lihtsamad, aga selle asja sisu laias laastus on selline. Töökehaks, mis lõhub ära viirused, on see sama ultraviolettlamp, lühilaineline ultraviolettkiirgus, mis siis tekitab selle aerosooli piisa sisse piisavalt hapnikuradikaale ja mis tekitab ka õhku piisavalt osooni. Ja sellega kokku puutudes siis tõepoolest viiruse osake hävitatakse. Arenenumad süsteemid on sellised, kus on paigutatud siis peenosakeste filtrid ennem seda lampi ja pärast seda lampi. Lihtsamad lahendused on lihtsalt seina peal olevad seadmed, milles on lambid sees ja otstes ventilaatorid ja ajavad lihtsalt õhku ringi. See tagab selle, et ka lisa, kuidas ma ütlen, tagatised, kui ka õhku jääb mingisugunegi hulk neid samu viiruse osakestega piisku, siis see masin teeb nendega 1-0. Lahtist lampi kindlasti ei tohi ruumi panna, kus on inimesed, sellepärast, et see kahjustab inimeste silmi ja nahka. On sul kommenteerida? Jah, et ultraviolettkiirgus on ise ohutegur. Seda peab siis silmas pidama ja nagu Marek ütles, siis avatud lampi ei tohi tööruumides kindlasti olla. Et need lahendused, mis siin meil on, ongi silma eest suletud
ja siin otsest kiirgust inimesele nahale ei ole. Et seda kindlasti peab ja kindlasti siis sellise seadme soetamisel peab kindlasti siis asjatundjatega nõu pidama, sest seal on ikkagi oluline teada, millise kiirgusega või mis kiirgusvahemikus see ultraviolettkiirgus seade töötab ja palju muid tehnilisi üksikasju on seal. Aga kindlasti see soetus ei ole ka ainult COVID-i puhul, et tegelikult ju see ultraviolettkiirgus tapab ka kõiki teisi haigustekitajaid. Ehk et iseenesest need võtted või see uus hügieenistandard, mida me siin teile tutvustame, vähendaks ka näiteks gripiviirusesse jäämist ja kõiki muid asju. Ehk et nagu parem hügieenistandard on igal juhul ühiskonnale kasulik. Ja meie laborites seadistasime need seadmed tööle. Tegelikkuses siis, kuna mitte midagi ei olnud võimalik sellel hetkel, see oli siis märtsikuu osta kuskilt ja mitte kellegil mitte midagi ei olnud, siis meie laborid siis ja tehnoloogia juht tegelikult siis ehitas ise sellise õhupuhastusseadme meie koridoridesse mitmesse kohta, kuna meil siis laborites olid olemas need ultravioletttorud, kuna me ka rutiinselt mikrobioloogia laboris on see täiesti rutiinne pindade puhastamise võte, kus siis ultraviolettkiirgust kasutatakse. Laborites küll me teeme seda pindade puhastamist ja sellisel juhul siis inimesed ei tohi samal ajal selles ruumis viibida. Et seal on ohutusnõuded väga selged, kuidas seda ultraviolettkiirgust kasutada. Nii, siin on nüüd nendest dosaatoritest, neid automaatseid desoaine dosaatoreid käte peale te olete näinud. Miks nad peavad olema automaatsed, et tõepoolest vältida sellist liigset kogust desoainet ja jällegi, et ka selle desoaine puhul õpilastele, ka õpetajatele õpetada seda, et kui seda hõõrutakse, siis see tuleb kätte hõõruda, mitte ei tule teda kuivatada, ta tuleb kätte hõõruda, kuni ta ära kuivab ja dosaator annab selle võimaluse, et seda läheks nagu naha peale minimaalselt. Siin on lihtsalt üks näide nüüd selle sama laetud aerosooli pihusti kohta. Õnneks neid tootjaid on hästi palju, selles mõttes ei oma see tähendust, milline see tootja on, aga oluline on, et see pihusti pihustaks võimalikult peent aerosooli piiska ja teistpidi laetult jõuabki ta kõikide niisuguste pindade taha, nagu ukselingi taha, ta katab ühtlaselt kogu selle pinna ja see desinfitseerimine toimub efektiivselt ja kiiresti. Ja selliste desoseadmetega on tõepoolest hõlpus üle käia tualettruumid, avalikud kohad, käepidemed, kõik, kus tundub, et see käsine kontakt on mõeldav. Sellega ei pea peale hakkama, see on turvavöö, ta on selles mõttes olemas, ta peab olema olemas, tema kasutamise reeglid tuleb paika panna ja seda tuleb rakendama hakata täpselt siis, kui ohutase on kõrge, mida on võimalik öelda kas intuitiivselt või lihtsalt statistiliselt ka sellega, et mis siis nakatumisega sünnib. Kui teil seda olemas ei ole, siis tegelikult see turvavöö ei rakendu puhul, kui tõepoolest koolis või naaberkoolides või kus iganes hakkab nakatumine kasvama ja siis ei ole võimalik seda piiri te ei saa üleöö seda hankida. See ei ole riiulis toiduainete kaupluses või mingisuguses üldises poes ja need kõik tuleb ette valmistada, tuleb õppida neid asju kompleksselt kasutama ja nii edasi. Leiutage. Siin on lihtsalt Ameerika maalt PVC torudest tehtud sellised söögi- ja õpperuumide siis niisugused klaasvisiirid või plastikvisiirid, mis on vahel, mis ka jälle kombinatsioonis, kus ei ole väga head ventilatsiooni ja kõik muu, annab igal juhul võimaluse inimestel füüsiliselt koos viibida, sellepärast nagu ma ütlesin. Lähtekoht on see, et õhu liikumine, lähtekoht on see, et õhus olevate osakestega kokkupuute vältimine annab teile kõige parema turvatunde. Siis kõik võimalikud jalaga opereeritavad kraanid, loputuskastid, uksed, et neid on ka hästi palju. Siin on hästi lihtne lahendus, kus on lihtsalt nagu ukselingi külge pandud tross ja siin on siis selline
abrasiivse materjaliga kaetud hoob, ka niisugune suhteliselt käsitöine värk, aga põhimõtteliselt te saate uksi avada ja sulgeda jalaga. Sama lugu kraanidega, te saate kraanist vett lasta, vajutades vaid jalaga. Sama lugu tualettpottidega nii looputada kui prilllauda tõsta, langetada jalaga. Ehk et nagu vähendada seda käekontakti hulka ja võtta kasutusse nii palju selliseid lahendusi kui vähegi võimalik. Jällegi, kui te selle kord olete leiutanud, kasutusse võtnud, siis väheneb ka näiteks ju gripihooajal. Niikuinii ei ole inimestel kalduvust ennast vaktsineerida, aga ka gripihooajal kõikide nende võtete rakendamine vähendab tegelikult riski. Ja maskid. Tänasel hetkel on maske väga palju, erinevaid, ka läbipaistvaid, pestavaid, desinfitseeritavaid, vahetatavate filtritega. Maailm leiutab ja lihtsalt ka riidemask. Ehk et see sama lihtne näide, meil oli kunagi ühe video jaoks oli mingisugune mõõdeti ära suvaline mask, mille filtreerimisvõimekus oli ka nende viiruseosakeste suhtes 74%. 74%. Kaugel sellest, mis on meditsiiniline mask 95-98%, aga sellest oli väga lihtne läbi hinga. Ja nüüd ongi nagu see, et kui me siis teeme nagu lihtsa rehkenduse, kui ma köhin või aevastan läbi maski, siis 74% sellest, mis minust välja tuleb, jääb sinna maski ja minu näo vahele. Ehk et edasi läheb vaid 26% sodist. Ja teistpidi ka, et kui kellelgi teisel on samasugune mask ees, siis täpselt samamoodi 74% jääb sinna maski taha. Ja ühest inimesest teiseni, kui nad on liiga lähedal teineteisele, jõuab vaid veidi peale 6,5% algsetest osakestest, mis tegelikult teeb lõppkokkuvõttes jälle riski vähenemiseks 15 korda. Et see on nagu see maskide kooskasutamise tähendus. Neid on loodud erinevate moeloojate, kelle iganes poolt ja ka kõige lihtsamad maskid, mis epideemia hoo suurenedes võiksid koolides olemas olla. Ja mida loomulikult tuleb teha on see, et siin on juttu olnud, et nimesid kirja panna ja edasi. Koolides on sama lugu, et tuleb tekitada olukord, kus kooli väljastpoolt tulijale antakse igaks juhuks ette mask, igaks juhuks pannakse seda nimi kirja, olgu see kuller, olgu see mingi ministeeriumi ametnik, kes iganes satub kooli juhuslikult, või olgu see isegi lapsevanem, kelle ilmselt nagu liikumisteed tuleb ühel või teisel moel nagu regulatsiooni alla saada. Ja selliste võtetega on meil võimalik kogu see, kuidas ma ütlen, turvavööndus edukalt käima panna ja saavutada siis olukord, kus olles valmis kõiki neid võtteid rakendama, olles valmis neid asju kasutama, olles need eelnevalt soetanud, põhimõtteliselt ei tohiks tekkida sellist ja ei olegi vaja tunda väga palju hirmu, sellepärast, et kui te kujutate ette, milline on see vaenlane, et see vaenlane, see peamine vaenlane ongi see udupeen aerosool, mille eest te peate erinevate võtetega põikama. Ka kätel olevad viiruseosakesed, siis tegelikult ega keemialaboriski enda kogemus või mikrobioloogia laboriski ju tegeletakse vahel väga ohtlike asjadega. Töövõtted ja töövahendid on need, mis väldivad selle ohu realiseerumist ja viga saamist. Nii et need on nagu need suhteliselt füüsikalised ja üldmõistetavad aspektid, mida loomulikult oleks võinud juba ju valitsuse poolt öelda kevadel, aga hea kui nüüd. Just. Ja pindade puhastamise osas vist me ei maininud, et tegelikult kõige lihtsam vahend on siis see, et te muretsete endale lihtsalt vähemalt 70% alkoholi, etanooli sisaldava lahuse, milleks on poes müüdav 80% viin. Ja seda pihustades või pinda töödeldes on umbes 1 minutiga on siis sealt see viirused
tapetud, lahustatud. Ma oletan, et seda võiks isegi valada selle laetud aerosooli tekitava masina, siis vähemalt võiks katsetada, et kas see toimub. Noh, lihtsalt see on selline käepärane vahend, et kui midagi kuskil ei ole, täna õnneks on need vahendid kõik olemas, aga kevadel me olime olukorras, kus mitte midagi ei olnud ja mitte midagi ka ei saanud tellida, et siis see on selline käepärane vahend, mida õnneks jätkub ja on võimalik ka lihtsalt toidupoest soetada. Nii, aga siis nii ongi. Vaata, kas sul on see lahti, ma ei näe siin, ma ei saa kuidagi seda. Aga võib-olla vahepeal nüüd küsimusi. Jaa. Ei saa kuidagi seda suumi ette. Chatis on küsimus, et küsitud, et kas kool peaks igasse klassi desovahendi paigaldama. See võiks olla mõistlik. See võiks olla mõistlik, sellepärast, et ega ju vähemalt see valmidus peaks olemas olema. Et ega ju jällegi me ei oska ette ennustada, millal nii-öelda see puhang ühel või teisel moel käivitub, aga nii-öelda selline valmidus on igati mõistlik, kui see valmidus on olemas, siis nii-öelda, et igas ruumis on see olemas ja jällegi ka see arvutus, mis me tegime seal teile nähtavaks, selles arvutuses on ka sees siis see asjaolu, et ta on nagu siis automaatne. Kas nüüd igasse klassi, võib-olla tõesti ka igasse klassi, aga kindlasti peaks neid olema palju ja neid peaks olema hajutatud, et ei oleks koolis üks koht, kuhu siis kõik kogunevad oma käsidesinfitseerimiseks. Just. Paljudes klassides on ka kraanikauss näiteks olemas, keemiaklassis kindlasti, et käsi pesta. Et seda peab jällegi vastavalt selle kooli olukorrale hindama, aga see võiks olemas olla, jah. Kas me peaksime ootama, et juhtub ja siis hakkame desoma või ikkagi me praegu, kui me kooli nüüd esmaspäevast õpilased tulevad, pigem ikkagi suuname neid praegu stabiilselt desoma käsi? See on harjutamise asi, see on nagu harjumus, mis vajab sisse õppimist ja sellega oleks praktiline peale hakata. Või kätepesuga. Või kätepesuga, aga jällegi, eks ole käte. Oleneb jälle klassist ka, selle algklasside õpetajatel on kindlasti väga hea minna koos lastega käsi pesema ja näidata, kuidas kätepesu käib. Mina ka õppisin kevadel tegelikult esimest korda elus korralikult käsi pesema. Minu arstitudengist laps õpetas meid, kuidas tegelikult käsi pesema peab. Ja oli ka palju näiteid seal televiisoris, kus mina näiteks ka algul õppisin laulma Sepapoiste laulu ja seda, kui 2 korda seda laulda, seda refrääni osa, siis see on täpselt see aeg, see soovitatav 30 või 40 sekundit, mille vältel siis käsi seebiga pesema peab selleks, et nad tõesti puhtaks saaks. Samas, eks te ju saate aru, et kraanikausside arv on piiratud ja korrutame siis õpilaste arvu 30-ga ja jagame kraanikausside arvuga, ehk et see nii-öelda rituaal võib võtta väga pikalt aega ja selle tõttu nii-öelda see desolahendus ongi. Ehk et igal puhul tuleb seda eraldi vaadata, ja see sõltub väga olukorrast ja kui klassis on 5 õpilast, on see mõeldav, kui klassis on 30 õpilast, siis korrutame selle aja nagu siis iga õpilase peale kulub umbes siis vähemalt 1 minut kätepesu peale ja me saame 30 õpilase puhul 30 minutit ja see ei ole enam mõeldav. Ja siin ongi, et ka õpilastele on põhjust selgitada just nimelt selle viiruse levikumehhanismi, et ka nemad õpiksid ise toime tulema või aru saama, et iga nüanss, iga nii-öelda võimalus vähendada viiruse ülekande riski annab tegelikult lõppdokumentist tulemuse selle, et see nii-öelda paljunemiste tegur või nakatumistegur jääb mõõdukaks kogu ühiskonnas.
ja no just nimelt see on nagu see enda käitumise reguleerimine, aga jällegi ei saa öelda, et ainult oma käitumisega täpselt teha. Et ikkagi, kui klassis on seesama mainitud süsihappegaasi andur, kõik näevad, mida ta näitab, kõik teavad, mida see tähendab, kõik teavad, millal õhuvahetus muutub kehvaks. Ega õhuvahetus peab olema hea ka tavalise õppimise jaoks, ehk et ega 1500 ppm juures süsihappegaasi sisaldusega õpiedukus või õpivõime on ka väga kehv. Aga antud hetkel viiruse kontekstis toimides on põhjust jah seda silmas pidada. Siin on küsimus, et kas sellest on kasu? Jah, kindlasti sellest on kasu, sest nagu me rääkisime, siis nakatada võib siis piisknakkus, otse piisane aerosool, mõlemal puhul aitab ventilatsioon, piisknakkuse puhul aitab ikkagi kas siis visiir või mask või siis lihtsalt distantsi hoidmine, pluss ka pindade puhastamine, sest need piisad langevad mingile pinnale ja see nakkuse tekitaja on seal ikkagi mingi aja. Panete käe peale, niimoodi ja seetõttu tuleb pindasid tihedamalt puhastada. Aga see, et see oleneb ka ohuhinnangust, et kui selles kohas, kus teie kool asub, ei ole mitte ühtegi viiruse kandjat, kui seal ei ole ka tiheasustusala, kui seal ei ole ka ühistransporti, siis loomulikult ei ole vaja kõiki neid meetmeid rakendada, aga selleks peab valmis olema. Meetmed peavad olema rakendatavad ja seda võib aeg-ajalt harjutada, kuidas see välja näeb ja kui tõepoolest tõuseb see punane lipuke või isegi kollane lipuke, et siis on põhjust süvenenumalt hakata seda rakendama. Aga treenida saab ikkagi neid võtteid siis, kui need vahendid on olemas. Arusaadavalt, et me ei saa öelda, et nüüd läks see nakatumiskõver ülesse, et nüüd me hakkame otsima seda. Ei, see eeldab ettevalmistamist, see eeldab treenitust. Ja see ei tähenda mitte seda, et nüüd paaniliselt kõik hakkavad, ma ei tea, esimesest nädalast kõiki neid rituaale läbi viima, aga nende toimingute läbiviimise oskus, nii nagu palju räägitud teadlikkus ehk vastus küsimusele, miks seda teha tuleb, peab olema ära lahendatud, sisse harjutatud ja selgitatud. Ja pindadelt nakatumine, selle kohta ka öeldakse, ei ole nagu väga palju sellist teaduspõhist refereeritavat kirjandust. Küll aga on olemas uuringud, kus on siis sarnaseid koroonaviirusi uuritud ja on leitud, et see viirus on nakatumisvõimeline pindadel, olenevalt siis pinnast ikkagi tunde ja vahel isegi päevi. Nii et seda nüüd vaieldakse, et kas siis seda otsest uuringut ja testi on ka väga raske teha, läbi viia. Et kuidas täpselt siis ja kui kaua siis inimene siis võiks nakatuda, kui ta sealt pinnalt selle nakkuse ise siis kätega oma kehasse viib. Aga nagu me mõtlesime, et ka kätepesu soovitus on antud just selle tõttu, et inimesed ise katsudes pindasid ja on see viirus potentsiaalselt siin käe peal ja olete näinud ka videosid, kus on tehtud mingi katse fluoresseeruva ainega ja kus piltlikult nagu näidatakse, kui kiiresti tegelikult ja kuhu see jõuab, et tegelikult inimesed katsuvad väga palju pindasid kogu aeg ja pindasid, katsuvad oma nina, silmi, õruvad, pistavad suhu näpu. Nagu mina praegu. Ja nii see siis levib ja on mõistlik, kindlasti on mõistlik ja kätepesu enne sööki ja see on ju peale WC-s käimist, et see on ju elementaarne, et seda on meile kogu aeg räägitud. On seal veel? On teil küsimusi? Hallo.
Minu küsimus oli selline, et kas neid, teie poolt loetletud asju ja hinnakiri siin välja toodud oli, et kui reaalne on, ütleme, praegusel hetkel neid ka nii-öelda kaubandusvõrgus saada, õige need UB asjad ja mis need seal olid, et kas see on nii, et me praegu hakkaks ostma ja saaks aasta pärast kätte või on see nagu... Jaa, meie tellisime ultraviolett õhupuhastusseadmed, mäletad, vist oli see aprillis ja need jõudsid meieni vist 2 kuuga siis. Ma ei tea, mis see olukord täna on. Et täna ma arvaks, et võib-olla on see kiirem, sest et firmad on reageerinud ja oma tootmisvõimsusi suurendanud, nõudlus on kasvanud. Et ma ise arvaks, et see tegelikult täna jõuab kohale rutem. Just, ja ma kujutan ka ette, et kui mõni Eesti tootja või mõnedki neist saavad aru, et nõudlust on tuhandete või isegi 10 000 selliste seadmete järgi, siis lihtsamad seadmed kujutavad endast põhimõtteliselt arvutiasjandusest tuntud ventilaatoreid, pluss mõningad elektritööd ja siis näiteks roostevaba pleki perforeerimise painutamisvõimet. Nii et see tänasel hetkel selline nende seadmete ehitamine on väga kiire. Meie laboritehnoloogia juht pani siis selles hädaolukorras, kus tegelikult me mitte midagi kuskilt tellida ei saanud, selle vist kokku 3 päevaga ise, kuna meil oli olemas see kõige olulisem asi, mis oli ultraviolett lamptoru ja kasutas lihtsalt tavapärast teise lampi korpust, lisas sinna ventilaatori ja nii ta läks. Süsihappegaasi on... Aga loomulikult ma nüüd ei arva, et koolid peaks nüüd ise hakkama põlve otsas need seadmeid tegema. See lihtsalt oli näide, et kuidas meie toime tulime olukorras, kus meil polnudki nagu mitte midagi. Et kindlasti ma soovitaks ikkagi siis osta kõigi lahutusnõuetele vastava ja õige lainepikkusega seadme. Siis on ohutu panna nagu seintele ja on ka selliseid seadmeid, mis on ratastel ja mida saab näiteks ühest ruumist teise lükata sinna ruumi, kus siis parasjagu näiteks mingi koosoleku asi toimub. Süsihappegaasi sensorid, neid peaks maailm olema täis, seda kasutatakse väga palju. Mul ei ole, jällegi, et me ei ole kogu aeg vaadanud, et kes mida kusagil müüb, aga ma oletan ka, et need samad laetud aerosooli tekitavad pihustid, pritsid, et ka nende järele nõudlus kasvas ilmselt kevadel nii suureks, et nende tootmisvõimsus on ka suureks läinud ja tuleb nagu peale hakata otsast ja siis on võimalik ju jõuda õigel hetkel pärale, seda enam, et kui näiteks täna Eesti vajadus võrreldes globaalse selle vajadusega on väga väike, et kui süsteemselt neid tellida, süsteemselt hankida, süsteemselt inimesi õpetada neid kasutama, me tegelikult valmistume hetkeks, mille ulatust me ette ei tea. Ja sageli ka kevadel öeldi, et me paanitsesime nagu liiga palju, näed, midagi juhtunudki, et me pidime nüüd kodus istuma. Selle tõttu, et istuti kodus, ei juhtunudki midagi, on õige vastus. Ja praegu on ka niimoodi, et vältida kodus istumist on vaja tehnilisi lahendusi, mis oleksid piisavalt mitmekülgsed, et olla siis sobilikult ettevaatlik ja vältida selle viiruse levik. Ja mis maskidesse puutub, siis mina küll soovitaks pigem siis riidemaske, ka ise tehtud maske, üks mitte ka näiteks käsitöötundides õpetada neid tegema. Neid õpetusi on internetis väga palju, kaasa arvatud näiteks Maailma Terviseorganisatsioon on üles laadinud need videod, kus õpetatakse ise maske tegema ja räägitakse neist põhimõtetest, millest peab lähtuma. Meie asutus tellis need rätseppadelt, Eesti rätseppadelt, kes ka kevadel pakkusid seda teenust koos meie asutuse logoga. Mis ma tahan öelda on see, et kooli oma mask. See maski kandmiskultuur või maskikultuur, et kui seda õpilastele sisse juhatada võib-olla natuke mängulises vormis, et maailm ja internet on täis igasuguste joonistuste, mustrite, sõnumitega maske
et jah, et selleks lihtsalt peab valmis olema, et kui see olukord saabub, tavaliselt saabub see olukord äkki, et siis võiksid need oskused ja maskid olemas olla. Nii, aga siis maskidest me oleme nüüd rääkinud, aga nüüd ongi küsimus, et soovitasite näiteks riidemaski kasutada, siis no ütleme bussi minnes, panen selle ette, bussist välja tulles, noh, üksi liigun, ütleme tänaval, et panen selle tagasi taskusse ja homme võtan jälle ta sealt taskust välja bussi minnes ja siis panen jälle taskusse. Või kuidas see peaks käima? Noh, meie mask on, see asutuse mask on selline, Stelliti. Ja see ei ole lihtsalt mul niisama kotis, et tegelikult on ta mul kilekotis. Ja ma panen sinna puhta maski ja peale kandmist ma panen ta kilekotti ja õhtul ma pesen selle siis läbi, kui ma olen seda kandnud. Ehk see riidemaski kandmine eeldab tõesti seda. Kultuuri, jah, ehk teda ei suruta kuskile, et kui ma võtan teda või panen teda, siis ma hoian siit ainult nendest, nagu on pikalt räägitud, nendest kummidest kinni, panen ette, võtan ära siit ja siis ma keeran ta muidugi nii pidi, ehk see nakatunud osa on siin väljaspool, ma keeran ta kokku ja panen ta kilekotti. Käed puhtaks pärast ja nii ongi. Ehk et see nii-öelda kombestik, ehk et nagu kui on bussist välja tuleks, siis loomulikult selle sama maskiga on mõtet tulla kooli. Ja ongi kas ühekordne mask, mis visatakse minema, ka kohad, kuhu seda vihata saab, peavad olema koolide juures olemas. Seesama nii-öelda kombestik, et sul on kaasas 2 või 3 minigrippkotti, kui sul on korduvkasutatavad maskid, mida saab pesta ja steriliseerida, kuhu sa selle sisse paned, kuidas sa käsi pesed ja täpselt seesama nii-öelda detailne ettekujutus, et see ei ole lihtsalt mitte nii-öelda, et midagi on nina ees, et siis aitab, vaid täpselt sama ettekujutus, mis saab juhul, kui sa paned selle maski ette ja sa ei tea, kes selles bussis on siis nakatunud ja kas sa saad mingi nakkuse või mitte ka selle riidekanga peale. Ja sa peadki tegema protseduuri, nagu ette kujutama seda, nagu su käed oleksid väga mürgise ainega kokku puutumas, kuidas sa toimetad, kuidas sa nagu ettevaatlik oled. Ja seda tulebki lastele õpetada, seda tuleb ka täiskasvanutele õpetada, sellepärast, et need on lihtsad viisid, kuidas toime tulla, sellepärast selle haiguse põdemine ei pruugi olla ei inimesele endale ega tema lähedastele midagi meeldib. Ja neid näiteid on kahjuks küll. Ja sama lugu, eks ole, ette võtta, õpetada, selgitada ja nagu kõike tehakse, ütleme ju, me ei imesta tänasel hetkel, kuigi vist mõned veel, aga me ju ei imesta näiteks nagu inimeseõpetuse tundides seksuaalõpetuse või kondoomi kasutamise demonstreerimise üle, mis võib-olla mõned aastad tagasi oleks pannud inimesed huvi. Täna on see täiesti normaalne, me õpetame kõik võimalikke hügieeni nüansse, kõik võimalike hügieenitehnoloogiate kasutamist. See on samasugune üks hügieenitehnoloogiatest, mida tuleb õigesti kasutada. Tõenäoliselt ma ei tea, kuidas on tänasel päeval, aga ilmselt ka siis ju skautidele, kaididele vähemalt ju õpetatakse ka mingit tulirelva kasutamist, ma oletan vähemalt, või mingitki. Ega see ei ole ka, et võta tee midagi. Seal on ka oma reeglid, oma põhjused, miks seda teha, oma filosoofia, kuidas seda teha. Ja see eeldab ka seda, et kõikide nende meie jutus olnud lahenduste tutvustamine ja kasutamine eeldab ka õpetamist, mis saab olla parem koht õpetamiseks kui kool. Te nimetasite maskide pesemist ja steriliseerimist, mida seal peaks tähele panema? See tähendab seda, et seda peab pesema siis, mina soovitaksin pesta siis vähemalt 60 kraadiga ja kindlasti siis pesuvahendiga. Või kui ilma pesuvahendita, siis peaks olema vähemalt 90 kraadi. Lihtsalt pott keema ja maskid sinna sisse vette ja kui seal ta on juba mingi 10-15 minutit, siis ühtegi nakatumise võimelist viirust ega bakterit seal kindlasti enam ei ole. Või siis näiteks ka inimesed panid lihtsalt, kellel oli kodus saun, panid saunalavale selle maski tunniks ajaks üle 70 kraadi. Et seal on nagu erinevaid, et kas siis kuumtöötlus või siis pesuvahendiga, seebiga pesemine. Ega kanga pealt kaob viirus
ka ju samal moel, nagu ta käe pealtki kevadel, kui ei olnud väga hästi teada, siis pesti seebiga keedeti ja siis veel igaks juhuks triigiti üle ka. Nii et kuumus hävitab üle 70-kraadine ja seep, vesi ja seep. Just nimelt mitte ka iga seep, see peab olema ikka see klassikaline seep, mis on siis rasvhappe mingisugune leelismetalli sool, peab tekkima ioon, mis selle kesta lõhub, sellepärast. See on ka selline pehmeid seepe, mis ei pruugi alati lipiidset membraani lõhkuda. Et maski peale nagu piiritust võtsida võib, aga see on suhteliselt ebameeldiv, et seda maski kohe ette panna nagu on väga raske. Et kui ikka 80% piiritusega maski üle lasta, siis viirus on sealt läinud, aga sealt läbi hingamine, olen proovinud, ei ole tore. Ja see tähendabki, et ütleme 4-5 mitmekordse kasutusega maski inimese kohta, sellega on võimalik päev või nädal täiesti edukalt veeta. Veel küsimusi, kallid kolleegid? Seal ei ole mingisuguseid näida. Millisesse prügikasti võib kokku kogutud maski küsa? Täna on see tavaline prügi. Täna on see kahjuks tavaline olmeprügi. See peaks olema ohtlikud jäätmed iseenesest, aga täna on see kahjuks lihtne olmeprügi. Ehk et ma kujutangi ette, et näiteks kui koolides tekib selline süsteemne ühekordsete maskide kogumine, siis tasuks kohaliku jäätmekäitlusettevõttega läbi rääkida see, et võtate kasutusse eraldi värviga mingid kotid ja tekitate sellist kohalikku koostööd, sellepärast, et riigi poolt ei ole praegu ühtegi instruktsiooni. Adekvaatne oleks koguda nad eraldi ja nimetada see siis mõõduka bioloogilise ohuga jäätmed, kui selline klassifikatsioon olemas on, aga see oleks korrektne. Ja loomulikult, et kui me täna vaatame näiteks selle ühe või teise kliiniku juures, kus testitakse COVID-haiguse suhtes, siis inimeste maskid vedelevad maas, see on päris kole vaatepilt. Siin on jälle see kooli enda reeglistik, kuidas toimitakse ühekordsete maskide osas, kuidas neid kuhu visatakse, kuidas seda jäädet käideldakse, kes seda käitleb, mis kaitsevahendeid ta kasutab. See ongi nüüd kurblooliselt see sama asi, bioloogiline oht, mis on viimasel ajal kasvanud, mille olemuse eest peaks riigilt tulema mingi signaal, aga kuna see signaal ei ole, siis vastutus kurbloolilisel moel või võimalusena on ikkagi koolidel ja koolipidajatel jätkuvalt. Et see on see hetk. Ei lõpuks ikkagi ka inimene vastutab ise, et kõik saab ainult nõu anda. Jaa. Niimoodi. Kui keegi küsib veel midagi, siis ta peab ilmselt mikrofoni sisse lülitima või ei kuule midagi. Meil ei ole hetkel ühtegi küsimust. Ei ole ka vist seal või? Praegu ei ole vist, jah. Eks see maski teema tuleb lihtsalt ka oma kollektiivis läbi arutada. Milliseid maske kasutada. Riidest on need ühekordsed on mugavamad, tekitavad tugi. Riidemaskid tähendavad kultuuri ja pesemist. Et tal on eri asjad, eks see tuleb siis omavahel läbi rääkida. Inimesed on ju lõppkokkuvõttes õppinud ka sokke vahetama ja neid pesema ja selles mõttes kogu selline tekstiili kasutamise ja muude riiete kasutamise kultuur on ju kogu aeg arenenud. Siin on olnud ju mitmeid etappe. See on ka praegusel hetkel see toimetulek probleemiga eeldabki uut hügieenistandardit ja seda tuleb inimestele õpetada.
Nii. Ma kuulsin just killkolli siin, aga see just ei... Minu küsimus on tulnud, et kas kätepesu juures on tähtis soe või külm vesi? No soe vesi teadupoolest 10 kraadi, nii nagu me teame baaskeemiast, kiirendab keemilist reaktsiooni 2 korda. No see on selline membraani lõhkumisreaktsioon, kui seda teha sooja vee ja seebiga, on see tõenäoliselt kiirem ja tõhusam kui külma vee ja seebiga, ega muud ei olegi. Külmvesi toimib ka. Aga külmvesi toimib ka. Soja veega on mugavam ja läheb kiiremini. Just, ehk et nagu jällegi, et kuna viirus ei ole selles mõttes nagu digitaalne maailm, kas 0 või 1, et ta on ikkagi selline pidev, akumuleeruv, leviv ja mida tõhusamalt neid ahelaid läbi lõigata, seda parem. Nii et kui sooja vett ei ole, loomulikult külmvesi ja seep aitab sama hästi, aga sooja vee ja seebiga saab lihtsalt paremini, et see on nagu Al Capone põhimõte. Ja kiiremini Al Capone põhimõte, et revolvri ja hea sõnaga saab alati rohkem kui lihtsalt hea sõnaga. Sooja vee ja seebiga saab alati rohkem kui lihtsalt külma vee ja seebiga. Aga võime öelda ka, et külma veega pesemine on parem kui mitte midagi. Ja loomulikult, et jälle samas, eks ole, et külmvesi toimib samamoodi. Ta toimib samamoodi. Minu jaoks oli üllatuslik üks asi, et üks tuttav just ütles hiljaaegu, et tema jaoks kätepesu oli ennem seda, kui mingisuguses kohas me olime selgitanud seda, et vaadake, et ega tema ettekujutus oli see, et kui ma pesin käsi, et siis vesi uhub viiruse osakese kraaniga osist all. Mingil määral see nii toimubki. Aga tema jaoks olevat olnud elamus see asjaolu, et talle selgitati, et ei, et see seep lõhub ära viiruse kesta, pärast mida viirus ei ole enam paljunemisvõimeline, nakatamisvõimeline. Et tema jaoks oli see uudis ja tema jaoks selle protsessi olemusest aru saab, muutis täielikult seda, kuidas ta käsi pesi. Varem ta pesi lihtsalt niimoodi kiiresti, et nagu saaks maha, mingi ära. Aga siis ta sai aru, et ei, ta peab ikkagi tegema seda keemilist reaktsiooni kõik võimalikes aspektides kogu pinna pealt ja jällegi, et ega me ju ei oska öelda, kui paljudel lastel see ettekujutus on olemas, kui palju isegi õpetajatel see ettekujutus on olemas. Ehk et selle asja nagu juurteni lahti seletamine on võtmeküsimus selleks, et hügieenistandard oleks uus ja toimiks. Iga arstiteaduskonna vähemalt õpetanud inimene oskab kindlasti näidata, kuidas täpselt on õige kätte pesemine. Nii, siis on küsimus tulnud siit chatti, et riidemaski puhul mitmekordne riie on maski valmistamisel optimaalne. On niimoodi, et tegelikult siis soovitatakse täna niimoodi, et maskil oleks 3 kihti. Et see sisemine kiht, mis on vastu nina, oleks siis puuvillasest riidest. Välimine kiht võib olla mingist sünteetilisest riidest ja vahekiht siis peaks olema imiteerima seda võimalikult hästi seda filtermaterjali. Ja see võiks olla isegi sealt vahepealt vahetatav. Et sealt 2 riide vahet selle filtermaterjali võiks õhtul ära võtta ja panna uue sinna asemele. Aga toimub ka tegelikult lihtsalt mitmekordne puuvillane riie. Arvan, et juba selline 3-kordne puuvillane riie ka toimib. Et iga mask tegelikult toimib. Me oleme ka Peate lihtsalt panema selle oma suu ette ja püüdma sealt läbi hingata. Ja mask peab ikkagi võimaldama teil vabalt hingata. Et see ei tohi blokeerida teil õhuvoolu. Ma võin jagada teie kõigiga mõõtmistulemusi. Nimelt me palusime Tartu Ülikooli just nimelt aerosoolifüüsika füüsikul Heiki Junninel mõõta, kui palju peavad erinevad olmes laialt kasutatavad materjalid kinni aerosooli osakesi, mis võivad kanda ka viirus. Ja üks, mida me palusime mõõta, on kõige õhem müügil olev katteloori materjal. Selline valge, selline sigrimikri kiudmaterjal. Pannakse peenarte peale. 10 kihti sellist.
millest on väga lihtne läbi hingata ja 10 kihti sellist materjali, mis on väga õhuke ja asi iseenesest, peab kinni 80% aerosooli osakestest. Ehk et kui nüüd võrrelda see päris filtrimaterjal, mida kasutatakse kirurgilistes maskides, see on nagu selline kõrgtehnoloogiline materjal, kus materjal valmistatakse niimoodi, et elektrilaeng kätketakse selle kiudu sisse. Katteloori ei tee keegi niimoodi. Aga katteloor iseenesest tänu oma peenikestele kiududele ja vett hülgavale iseloomule suudab aerosooli osakesi kinni pidada. Nii et jah, tehke lihtne tekstiilimask, millel on võimalik vahel vahetada seda filtrit ja tehke filtriks näiteks seesama katteloorist, 10-kihilisest katteloorist kokku pandud selline padi. Ja seda patti muide te võite veeaurust ka steriliseerida. Ärge piiritust sinna peale pange, siis need omadused kaovad. Aga jah, nii et selliseid töövõtteid õnnestub rakendada, aga nagu Katrin ütles, piisab ka 2- või 3-kihilisest sellest tekstiilist, puuvillasest tekstiilmaskist ja sellest on kõvasti. Sest üldiselt puuvillase peal see viirus väidetavalt suuringute järgi on vähem aega valminemisvõimel nagu näiteks tehismaterjali või sünteetilise materjali. Seal on nagu hästi oleneb materjalist. Näiteks ka roostevabal terasel on viirus valminemisvõimel pikemat aega, kui näiteks vased ja seal on erinevad pinnad uuritud. Võib-olla puuvillane, mitmekordne puuvillane mask on lihtsalt kõige mugavam teha, kõige mugavam puhastada, kõige mugavam kanda. Ma saan, meie küsimus mulle endal kõigepealt ja siis ma loen sealt ette ka, et see viirus ju ei ela lõpmatuseni seal puuvillase riide peal või et kas ei piisa sellest, kui ma selle maski kotti panen ja teda lihtsalt hoian mingi aja seal 3 päeva, 30 ööpäeva ja ta kõngeb ise sinna maski peale ära? No ma ei soovitaks kindlasti seda kotis hoida, et esiteks peaks selle koju jõudes kotist välja võtma. Edasi on küsimus siis, et kuhu see paigutada, selle peaks siis riputama kuhugi. Et siis nagu ma kujutan ette, et peaks olema siis kodus nagi, kus on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev ja pühapäev ja siis te panete niimoodi selle maski sinna rippu. Peate kindlustama, et seal keegi siis vastu ei lähe ja ei käperda seda vahepeal, lapsed ei kätte ei saa ja siis niimoodi siis vahetategi, et nädal, ma arvan, on täiesti piisav. Igaks nädalapäevaks eraldi mask ja te riputate selle sinna ja iga päev võtate sealt järgmise ja need maskid omavahel ka kokku ei puutu, siis loomulikult. Väljas õhu käes, eks ole, et ega siis, mis lagundab viiruse. Viiruse lagundabki ära keemiline keskkond, lagundab ära asjaolu, et ei ole vett, mis hoiab tema struktuuri üleval, lagundab ära asjaolu, et ta puutub kokku õhuga, õhus oleva hapnikuga, õhus oleva osooniga. Kõik see lõppkokkuvõttes vähendab väga kiiresti sellesama aktiivse viiruse osakeste nagu hulka, nii et see on ka täiesti mõeldud. Sellel riputamisel siis peate ikka silmas pidama, et see välispind on see, mis on potentsiaalselt nakatunud. Ehk see siis ei tohiks olla väljaspool kuskil, et seda kogemata te sinna vastu lähete või katsute. Seda ei tohiks kindlasti väga raputada, see peaks olema kuskil käidavas kohas rippuma, kus inimesed kogemata sinna vastu puutuvad ja pärast siis kindlasti tuleks selle maskiga toimetamist tuleks ka käed ära pesta. Ühesõnaga jah, et nagu piltlikult öeldes te panete potentsiaalselt rippuma oma elukeskkonda nakkusohtliku eseme ja peate vastavalt ringi käima. Kui teil on eraldi mingisugune, ma ei tea, väliskoht või koht, kuhu te saate panna ja tõepoolest... Kuur või saur, ma ei tea. Palun väga. Lihtsalt see pesemine ja steriliseerimine kuuma veega, et see on kuidagi nagu kindel. Pärast seda seal ei ole midagi. Aga aeg teeb sama töö, loomulikult. Järgmine küsimus, et mida või kuidas peaks siis toimetama näiteks tantsutundide juures, ilmselt siin ei ole täpsustatud, mis tantsutundist, aga kus tuleb näiteks ka kätlemist, rahvatantsus, me teame, inimesed võtavad käest kinni ja nii edasi, et kas
kuidas sellega peaks toimetama? No taas. Mina nagu kätlemist küll väga isegi ei julgeks soovitada. Noh, olukorras, kui juba on viiruse edasikandumise oht seal piirkonnas, et selle siis võib asendada mingi muu mõksuga. Et käisime eile Soome saatkonna üritusel ja seal siis saadikud nagu tervitasid kõik niimoodi. Et on kindlasti on olemas ka rahvatantse, kus ei ole kontakti. Kindlasti on olemas ka harrastusi, kus ei ole kontakti ja see ongi nagu see, et peab olema valmis selleks võimalusel teha selliseid intensiivset hingamist, selliseid asju välitingimustes, väga hästi ventileeritud ruumides ja nagu veel kord öeldud, et ega näiteks laulutunde, muusikahariduse osas laulmist siseruumis selles kontekstis ei julge soovitada. Jällegi, hetkel ei ole enamustel puhkudel mingit hirmu põhjust tunda, kuna nakatumisnäitajad on madalad, aga see tuleb sisse harjutada, et näiteks sellel hetkel, kui piirkonnas tundub, et see ring hakkab koomale tõmbuma, mis lõppkokkuvõttes võib enda sisse võtta ka koolid, et siis ikkagi laulutundides tegeletakse või muusikatundides tegeletakse sellise mitte nii intensiivset hingamist harrastavate asjadega, instrumentide mängimisega, mis ei ole puhkpillid, ja võib-olla muusikateooriaga ja ajalooga ja kes teab millega. Tantsutunnis jah, et loominguline. Ma olen näinud nüüd siin ka videosid, kus tantsitakse õues, ka erinevad samba ja mis need kõik kursused on, kõik toimuvad õues, vabas õhus. Kohe on see nagu parem see olukord ja teate pesu või desotamine pärast. Et ega elu ei pea seisma jääma, lihtsalt tuleb siis sellega arvestada, et see käsi võib must olla. Ja kui teine küsimus jälle, et kui lähedus on oluline selle tantsu õppimisel, siis mis parata, tuleb kasutada maski, mis on kõige lihtsam viis. Pärast pesta käed, pärast... See on hea nagu kopsuharjutus siis, kui ma see on hea kopsuharjutus. Nii et seda tuleb võtta väga paindlikult ja aru saada sellest, et kui alternatiiv on see, et koolid üldse suletakse samasugusesse isolatsiooni, nagu nad olid kevadel, et seda vältida võimalikult pikalt, tuleb väga ulatuslikult kasutada kõiki neid tehnilisi võtteid ja lahendusi, et siis tõepoolest ei tekiks olukorda, kus keegi saab öelda, et kuulge, et teie koolis nakatunute arv kasvab, või vastupidi, öeldakse, et vaadake, meil on sellised meetodid, näete, üks klass on tõepoolest karantiinis, seal tuli selline ilmsiks, Terviseamet jälgib kõike seda, aga näete, üheski teises klassis midagi sellist ei ole. Ja see tuleneb otseselt nendest võtetest. Ehk see tantsu küsimus, esimene valik teha see õues, teine valik teha see võimalikult suures õhurohkes ruumis, avad aknad ja otse loomulikult siis desovahendid sinna panna ja käsi pesta, et ega seal muud ei olegi. Ja mis kõige olulisem minu arvates on see, et koolides oleks omavahel väga selgelt see kokku lepitud, et tõesti mitte keegi ei tule kooli, kui tal on mingidki haigusnähud. Et see on iseenesest ja kõigist teistest hoolimisel kõige tähtsam. Et meil on paraku see komme ikkagi inimestel sees, et natuke on kurk valus ja natuke on köha ja nohu ja ikkagi ma lähen tööle, aga selle haiguse puhul peaks see täiesti kõigil olema arusaadav ja ka kõigis töökollektiivides aktsepteeritav, et ei õpetajad ega ka õpilased ei tule siis kooli enne, kui on test tehtud ja arstiga konsulteeritud selles osas. Sest see on kõige olulisem võimalus seda viirust siis üldse mitte kooli tuua. Mis tähendab ka seda, et kooli poolt peab olema ka väga paindlik võimalus kohe inimene, kes jääb koju, aga kes ei ole töövõimetult haige või mingid sümptomid, vaid et ta kaasata siis ka distantsõppesse ja et ta enda koolitegevus ei kannataks selle. Dünaamiliselt lahendada, et kui õpetaja tõesti peab jääma koju, et tal oleks näiteks võimalus pidada siis üle võrgu seda tundi või selleks valmis olla. Et
Ja, see ei puuduta tõesti ainult õpetaja või õpilasi, see puudutab ka õpetajat, et kui ka õpetaja peab koju jääma, siis iseenesest selles klassiruumis peab olema samasugune, nagu me praegu siin zoomitame või kasutame mingeid muid distantsõppevahendeid või loenguvahendeid, siis õpetajal peab olema ka võimalus koheselt lülituda siis sellisesse õpetusse. Nii et ütleme, see puudutab ka selle digiõppe mitmekesisust ja võimalust. Ja aus infovahetus on hästi oluline seal juures, et nüüd ka ju riik tegelikult on asendanud mõningatel juhtudel karantiininõude näiteks testimisnõudega, et see tulebki igal juhul nagu läbi rääkida, aga see on kõige olulisem, et inimesed informatsiooni vahetaksid ja tööandja ja töötajad nagu tunneksid ennast turvaliselt selles olukorras, kus tegelikult on oluline teada, et kõik, kes tulevad sinna töökeskkonda, oleksid terved. Siin on küsimus veel selle kohta, et nagu te just ütlesite, et haigust nähtude korral koju jääda. Millised need haigusnähud siis võiks või peaks olema, et siin eriti praegu sügisene aeg, kus jahedamad ilmad on juba ja tavaolukorras nina tilgub igal teisel natukene, et kust see piir nüüd tõmmata, et nüüd see on nohu või see on nüüd see köha, mille koju jääda ja kust piir, et võib minna või... Piir ongi kohe, kui see näht tekib, ehk nii kui selline näht tekib, siis tegelikult peaks pöörduma kohe perearsti poole ja tegema kohe testi ja kindlasti tuleks kohe ette panna mask. Sest seda ei ole nagu muul moel ei ole võimalik seda levikut nagu piirata. Just sellepärast, et üks aspekt, mida me küll ei rääkinud, aga mis on täiesti olemas, on see, et kõik võimalike kergema kuluga viirushädasid on ju sügisel alati olnud talve ja ka talvel. Ja nüüd ongi see, et meil ei ole täna teadmist ja pigem põhjust olla ettevaatlik. Meil ei ole täna teadmist selle kohta, et mis saab siis, kui näiteks inimesel on mingisugune tavapärane külmetus, mis iseenesest on ka viiruslik või bakteriaalne tõbi, aga et kui tal on näiteks nohuköha või nöha, nagu eesti keeles öeldakse, et mis saab siis, kui ta saab siis selle tavapärase viiruse peale veel ka siis COVID-haigust põhjustava viiruse. Et kuidas need kaks asjad kombinatsioonis mõjuvad, me ei tea seda. Jah, lihtne tegevusjuhis peaks see olema, et kooliruumidesse sellisel juhul ei tulda, pöördutakse perearsti poole, tehakse test ja kui see test on negatiivne ja siiski nohu või köha on, siis kõigi teiste tervise huvides lihtsalt antakse siis see aeg maski. Kui on vaja olla sellises lähikontaktis või samas ruumis viibida teistega. Aga kõigis koolides peab olema protseduur selle puhul, kui näiteks köhib läkastav, aevastav õpilane saabub kooli. Sama asi, talle antakse mask, teda teenindatakse ja siis käsitletakse inimese poolt, kellel on ees ka korralik respiraator. Ja kes siis tuleb panna mingisugusesse ooteruumi, kuni vanematele järgi tulevad või kuni talle koju sõiduks mingi transport tellitakse. Nii et selles mõttes selline hooliv käsitlemine on möödapääsmatu ja see ongi see, mis õpetab ka inimest ennast, et et mul on ikka kurt haige ja ikka köhatan liiga sagedasti ja nina tilgub ja mis kõik veel, silmad on punased. Et kõik need sümptomid tuleb tõlgendada selleks, et ma ei lähe kooli. Palavik on... Ja palavik on muidugi kriitiline, sellepärast, et tänaste kirjelduste järgi, juhul kui ei ole tegemist asümptomaatilise tõvega, siis ikkagi COVID-haigus hakkab pääle palavikust. Sellele kirjelduste järgi järgneb lõhna ja maitse tundetus. Ta on palju sümptomeid. Seal on palju sümptomeid. Aga juba esimene selline tunne, et olen külmetanud, peaks tegema ettevaatuks ja kui lisandub ka palavik ja nohu, siis kindlasti tulekski konsulteerida perearstiga ja tööandjale teada anda sellest siis ja minna testi tegema, et ega mingit muud lahendust ma ei näe. Jah, testimine, nakkusahelate jälitamine, need on sotsiaalselt kõige efektiivsemad lahendused, mida ka Maailma Terviseorganisatsioon
kirjutatakse, et kogemus on Viljandist, et perearst testile nii väga lihtsalt ei saada. Sellele see nüüd nagu nii-öelda siis seda tuleb nõuda või tuleb paluda koolipidajal seda siis nõuda, sest et perearstid on ju avalikkusele kinnitanud, et ja ka Terviseamet ja Haigekassa, et mingeid piiranguid tehtud ei ole ja perearstidel on vabadus saata kõik nii-öelda kahtlusega haiged testimisele. Et järelikult siis on õigus seda nõuda. Ehk et avalik informatsioon, mis ka meile teada on see, et ikkagi perearstil sellel puhul, et kui keegi ütleb, et tal on nüüd nii-öelda köhanahu palavik, et telefonitsi või muul moel tõlgendada, et teil ei ole sümptomeid piisavalt, et ma teid testimisel lasid, seda ei ole. See juhtum tuleb siis nii-öelda menetleda, ilmselt koolipidajale, koolijuhtumile ka teada anda ja ma arvan, et siin on ikkagi seesama nii-öelda ühiskondlik ühisrind see, mis seda olukorda muudab. Soomes tõepoolest on juhtunud aeg-ajalt selliseid asju, kus testimisvõimekus on läinud selle tõttu, et muude viiruste ja haiguste tõttu, mida sügiseti ikka on tekkinud ka selline nii-öelda järjekord. Ja siin ongi täpselt seesama küsimus, et kui see järjekord hakkab tekkima testimisel, siis testimise järjekord on mööda pääsmatu, aga igal juhul peab see inimene kodus olema. See asjaolu, et mul on kogu aeg sügis on niisugune tunne, et kord kipitab ja palavikku ei ole väga palju ja et nagu selle argumendiga enam nagu kooli ei saa tulla, et ma teen ise endale diagnoosi, et mul vist ei ole COVID-haigust. Sellega on ikka nii, et seda ise ei tea ja tunnetuse järgi seda kindlaks ei tee, ainuke asi on geneetiline analüüs, mis annab täpse tulemuse. Ja siis tähendabki seda, et kui sümptomid ei ole hullud, siis inimene peaks kodus püsima nii kaua, kuni ka need sümptomid on möödas ja õnnestub see testi ära. Meil laboris oli konkreetne sisekord, kus siis oli külmetushaiguse tunnustega oli tööle saabumine keelatud. Ja oligi soovitus kohe pöörduda perearsti poole ja siis anda sellest olukorrast kohe ka siis teada oma siis tööandjale. Et siis ühiselt saab siis koos perearsti ja tööandjaga siis arutada nende võimalike lahenduste üle, et olenevalt siis kui halvasti inimene ennast tunneb ja mis see testi tulemus on. Jaa. Üldiselt nagu ikka öeldakse, et tegelikult ennetus on kõige parem, et need on ka üldlevinud nõuanded. Värskes õhus viibida, palju jalutada, süüa hästi, magada hästi. Et kõik sellised asjad, mis aitavad üldse organismil olla terve ja siis ka nagu immuunsüsteemil hästi toimib. Et üldjuhul, kui inimesel ei ole kaasuvaid haigusi, kui tal ei ole immuunpuudulikkust, siis toimiva immuunsüsteemiga inimene, kui ka on võimalus haigustekitajate hulk mõistlike meetoditega viia miinimumi, siis inimene üldiselt immuunsüsteem saab hakkama selle haigusega. Et seda me ka ise näeme, et tegelikult neid väga raskeid juhtumeid tegelikult on ikkagi väga vähe. Aga see võib minna väga tõsiseks asi ja see võib ka lõppeda surmaga, et selles mõttes ongi see põhjendatud. Et alati me ei tea veel, kes need inimesed täpselt ikkagi on, kes seal riskigrupis on ja need hinnangud tegelikult on kogu aeg muutunud. Vahepeal öelda, et need on vanemaealised inimesed, siis selgus, et siin meil Eestiski olid sellised sportlikud 50-aastased mehed, kes nii-öelda sattusid intensiivi ehk surma saanud hulgas on ka lapsi tegelikult. Ehk tegelikult me väga hästi tea, keda see viirus siis tõsisemalt ründab ja mis on need tegurid siis. Ettevaatuspõhimõte nagu igalgi pool, et see annab parima tulemuse. Ja see tähendab ka seda, et iseenesest koolitöötajad ja õpilased sama
ohuolukord on täiesti reaalne ja selleks tulebki nagu ette valmistada, mitte nüüd hakata nagu paaniliselt kõiki neid toiminguid tegema, mida me kirjutasime kohe homme, aga need toimingud peavad olema teostatavad täpselt nagu turvavöögi. Hakkab tööle täpselt sel hetkel, kui kiirendusmuster muutub selliseks, et inimene võib viga saada. Siis ei ole enam aega. Okei, ma vist panen nüüd selle vöö peale, tundub, et ma ei jõua pidurdada. Seda ei ole võimalik teha, see tuleb väga äkki. Ja kõikide eksponentsiaalsete protsessidega on nii, et nad tulevad väga äkki ja nendeks tuleb valmis olla. Ja me rääkisimegi sellest, millised on füüsikalise valmisoleku võtted, administratiivse valmisoleku võtted ja kui neid võtteid ei ole harjutatud, neid võtteid ei ole ette valmistatud, et põhimõtteliselt neid ei ole võimalik üle öö rakendada. See kõik võtab aega selleks, et nad oleksid olemas. Võtmesõna on võib-olla hoolimine, jah. Et see uus viirus õpetab neid üksteisest rohkem hoolimine ja ka oma enda tervisest hoolimine. Aga tundub, et me oleme enam-vähem täpselt 2 tunniga hakkama saanud, mis on suurepärane. Välkkohtinguks peaks nagu olema piisav hulk informatsiooni, mõtteainet, kuidas, mida, millises järjekorras kuskil kõike saab rakendada. Kõike ilmselt korraga ei saa, aga lihtsamad asjad on kohe rakendatavad ja ilmselt ennetusmeetoditena on mõistlik neid hakata aga kohe rakendama, ehk siis hajutamine ja ventileerimine on ilmselt need asjad, mis ikkagi on kohe tehtavad. Edasi tuleb ilmselt kõige mõistlikum tee on see, et Eesti Aristöötajate Liit koostöös võib-olla siis koolipidajatega, ma arvan, me võiksime ja peaksime pöörduma siis valitsuse poole, et leitaks vastavad vahendid teatud investeeringuteks. Eelkõige, mida kindlasti kuskil ei ole, või praktiliselt ei ole, on ilmselt need UV siis lahendused ja siis ka erinevad nii-öelda need CO2 indikaatorid ja nii edasi, mis ei ole ilmselt need kõige kallimad asjad, aga mis on võib-olla kõige lihtsamalt teostatavad ja siis ilmselt ventilatsioonisüsteemide ümberehitamised on kõige keerulisemad ja ma vaatasin ka... Aga ilmselt tuleb need ette võtta. Seda küll, aga ütleme, nad on kõige suuremamahulised, nii rahaliselt kui ka ajaliselt ilmselt. Aga on selliseid kiiremaid asju, mida saab ilmselt teha nii-öelda väiksema ajalise lõtkuga. Ja loomulikult siis oma käitumine, et nagu siin ütlesite, et kui on võimalik, siis mitte istuda tunnis, vähemalt mitte enamuse ajast. Ehk siis see, et meie suud ja nende, ütleme, õpilaste suud ei oleks kohakut ja enamuse ajast ja nii edasi, et sellised asjad on need, mida me saame ilmselt kohe ise hakata rakendama. Ja aknaid avada ja õue minna. Ja siis kui ventilatsioonisüsteem ei ole, siis ventileerime nii-öelda lihtsamaid teid pidi, et seda on ka võimalik teha. Kuulge, aga suur tänu kuulajatele, suur tänu siis ekspertidele ja loodame siis jätkata EHL-i välkkohtingutega, kui meil jälle on vajadust mõne eksperdi poole pöörduda ja vajadusel ka antud ekspertide poole pöördume, kui jälle näeme, et koht on õige. Nii et suur tänu teile ja ilusat päeva. Head päeva. Nägemist.